Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadijänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Refi vahetus hooaeg on käes ja sa tead, kus on kõige parem seda teha. Tän, kus sa vahetaksid reffe? Mina vahetaksin enda reffe garaažis. Täpselt. Ja garaažis on alati hea putitada. On ju putitamisoaeg. Võta garaaž näppu. Mis me ja veel... kui pärast autoga sõita tahad, siis tee seda alkoholi vabalt. Garaaž Hard Lemon. Zero. Jah. Väga hea. Jaanus Saks on uus Arvo Pärt. Põhimõtteliselt. Minule käis Jaanus üldse tükk aega peale, et mina selle loo teeks sinuga. Ei, tegelikult meil oli päris palju erinevaid variante. No, ja siis Jaanus pakkus, et Silver võiks teha, aga siis meil oli enne seda juba olnud mõned lood koos ja siis me mõtlesime, et nagu imelik on võib-olla teha nii palju koos, et võiks keegi teine olla vahelduseks, et muidu meil ongi ainult koos lood. Perebänd. Perebänd, jah. Vahepeal mõtlesime, peakski juba nagu reklaamima välja, et meil on perebänd. Võtate selle piipi ja tuud selle sarnase marketing-skeemi. No nad higistavad praegu. Mis asja neil alles oli mingi botaanika aias, mingi äge... Ja, see on see, kuhu aasta aega tagasi. Kõik headlinerid lähevad. Piip ja tuud. Ja. Piip ja tuud. Ei, ma tean, aga millal? Nagu söövik ja röövik. Eelmine aasta oli või? Söövik ja pisik ja söövik ja röövik. Lahe. Ei kuulge, aga te just abiellusite. Peaaegu. Peaaegu, Proovi Skämm oli see, jah. Oli skämm. Teetegi mingi Fleetwood Maci. Ei, no põhimõtteliselt siiamaani mingid sugulased soovivad õnne ja paljud ei saagi aru mõtlevad, et me tegimegi sukse pulmapeo, kus meil oli läki peas ja tossud olid jalas ja sõitsime. Ja mul oli 35 € pulmakleit. Ja jagast. Mu eelarve oli niimoodi, ma ütlesin Patrice'ile pulmakleit alla 50 kindlalt nagu. See oli ainuke, mis ma leidsin. Paremat enne. Savai. Aga see oli siis selline nagu teaser pulm või? See oligi puhtalt musa video tegelikult. Aga teie pulm ongi nagu GTA 6. Nagu aastaid räägitakse, kuradi kogu aeg lükatakse edasi. Alati on mingi budget issues. Ja, põhimõtteliselt küll, aga nüüd tuleb GTA 6 välja varsti. Me reklaamisime seda niimoodi, et see on nagu proovipulm. Siis me ütlesime meediale ka, et need ei ole päris pulmad, aga samas ei ole muusikavideo ka, et see on nagu proovivideo. Ja siis meedia oli ka, et vau, nii äge, et ma ei ole kuulnudki, et inimesed proovipulma teevad, siis me mingi See oli niimoodi, et me jooksime sinna Gruvip või Gruvi saatesse, vaata. Ja siis ajakirjanikud helistasid Patrice'ile. Ja siis Patrice mingi, mis ma vastan. Siis ma tegin häält taga, et kuule Patrice, meil on kiire, jookseme nüüd. Siis Patrice, sorry, ma ei saa praegu rääkida. Ja siis lõpetasime kõne ära ja pärast rääkisime mingi jutu kokku ja siis ühesõnaga sul kammi peale. Mis see ütles vanuse? 16.05. Ja siis lõpuks põhimõtteliselt Patrice pani kõlari peale telefoni ja ma pidin ise ajakirjanikuga rääkima, et mis värk on, siis ma koha peal mõtlesin välja. Et see oli proovipulm. Proovipulm, jah. Väga üks PR oli selles mõttes. Notari juures ei ole käinud või? Veel mitte. Veel mitte, jah, see on nagu aeg on, et sellega üldiselt... No ma iga päev ikka ütlen Silverile, et nagu nüüd äkki läheks või nagu teeks ära. No jah, sellega jah, siin ikka aeg on. Vannitoa remont tuleb. Vannitoa remont. Roger tegeleb sama pasaga praegu. Sa ehitaja? Ei ole. Võiks, ma oskaks, siis teeks ise. Mine perse, mul oli samad mõtted, nagu kui sa hakkad seda hinnakirja vaatama, mis see plaadi panemine tegelikult on, ma YouTube'ist vaatan. Tegelikult midagi väga hullu ei ole. Plaat on tegelikult päris raske. Ega need TikTokid, kus on mingi muu juttu taustal keegi paneb nagu seda. Kuidas see nii kallis on? Ma tegin nüüd juba teise vannitoa remondi. Ja ma tegin mikrotsemendiga. Mul tuleb ka mikrotsemendiga. Kuule, kuidas on?
ma ei ole veel sisse kolinud. Nii et ma ei tea. Aga tundub, visuaalselt on nice. Näinud oled või? Ja näinud on. Okay. Ja selles mõttes visuaalselt on nice. Ma tegin niimoodi, ma tegin põranda, tegin plaadist ja siis seinad ja lae siis mikrotsemendist. Meil tuleb kõik nagu seinad, põrand, lagi, kõik läheb mikrotsemendi. Ja mõistlik. Ja. Ma olen hakanud oma tuba tuunima korralikult. Tuunin oma tuba ja nagu, mis sul seal on? Kui ma kuradi riiulid ja laud on Ikeast 50 euri. Sama palju kui see pulmakleet. Mul oli veel odavam. Tai. Aga ei, see on hea, kui on nagu tegelikult vaata, see on see, mida paljud uued, värsked noored pered teevad, et nad lähevad oma abielu algusega kohe võlgadesse. Võtavad mingi pulmalainu ja mingid asjad. Ja see mingi kaal ka suhtel, vaata. Ja muidu on niisama. Okei, tõsi, aus. Kuule, aga sul sealt teema saates said mingi naisega endale? Et see ongi nagu see, et nad olid, vaat ma kohe nagu ma ei ole mingi naise vanuse ekspert, on ju. Või nagu Sander ütleb, pedofiilide sommelier. Aga ei palju, seal olid kõik olid mingi kuradi, need kõige sümpaatsemad oli mingi 19, vaata. Aga nagu, vaata, ootab paar aastat, siis viskab Poliinale kõne peale. Mul kama on 19, see on nagu, that's a baby. See on nagu väga pimpa. Ma olin 17. Sa olid 17, jah, kui mina olin 20. No see on fine. 22. No see on fine. Nii suur vanuse vahe. See on fine, jah, kui sa ise oled ka nagu... Tuana sa üldse oled? Ma olen 42. Tegelikult ma olen 29, sain just mingi üle. No jah, kurat. See on natuke sketši siis vist, jah. Jah. Tead, vanus on ainult number. Kuidas kellele siis on see, aga millest sul on 19 aastasega? Mis teil nagu ühist on? Naised arenevad kiiremini. Ajaloos sa ei räägi. Tõsi. See on see Sass Henno defense. Nad saavad ülivara küpseks. Ei, tema õpetab mind pigem, kuidas elada, vaata. Panid talle vanni täis. Veits sketši ikka nagu. Ja. Aga ma hoian niimoodi... Samas te saate mingi toa koristamisest rääkida. Näiteks. Ei, seda saate kooli töite, jah? Tõsi, ma saan talle kooli vastu minna. Näitan rulatrikke talle. Ma olen see äge onu seal koolis, vaata. Vaata, see holli teen ära. Aga kurat ei tea, jah. No pluss olen näiteks nagu teitinud ka kellegagi, siis ma samal ajal ei tahtnud. See saade oli juba ammu pukt, vaata, siis ma tegin ta nagu ära, vaata. Ja siis ma ei taha... Aga naist ei ole praegu ikka? Vaat ei julge, ei taha öelda. Et selline purgatoorium või niimoodi, vaata. Et nii rõõba nii mjassa. Prosta kalbassa. Ei ole kala ega liha. Ei ole, jah? Ei. Sa oled noorem generatsioon, sa ei räägi vene keelt? Ei. Ma rääkisin vahepeal Paradnast. Mis küll Paradnast sa räägid? Ei, ta räägib telefoniga ja siis ta ütleb, saame seal 3. Paradna ees kokku ja siis miks sa niimoodi räägid, miks sa ei või lihtsalt öelda, et saame seal kokku? Aga sellepärast ma räägin, et sina aru ei saaks, kus ma kokku saan. No ma saan aru. Nüüd saad, jah? Mul on Find My iPhone, ma näen. Te olete ikka nii armsad. Mul on 2 telefoni. Te olete ikka nii armsad. Vaata, kas su ID-kaardi peal on ka su nimi AG või? Või ongi Agori... Kus mu ID-kaart on üldse, ma hakkasin mõtlema praegu. Ei, sul ei ole ID-kaardi peal. Ei ole küll, jah. Unustasid ka Amsterdamis passi. Kurat, seda teab. Kes unustab oma passi ära ja läheb USA-sse? Võtad korra taskust välja vahel bussist. Ja see oleks nii naljakas, kui Mari-Liis hakkaks kuskilt El Salvadori vanglas TikTok'i tegema. Mina jätsin ka oma passi. Sina jätsin oma passi? Aga ma jätsin lennukisse. Panid sinna istme taha sinna. Aga ma sain kätte. Mul on boarding passiga nii juhtunud. Aga see oli siis, kui ma mingi S-ad korda reisisin, vaat ma ei saanud munni ka aru. Siis mingi ülistressis jooksjad seal vahemaandumise ajal mingi Frankfurdi lennujaamas. I forgot my boarding pass. Aga saad selle mikri panna, et on nagu otse sinu poole. Või ma ei tea, äkki ta kõlab hästi, aga... Äkki ma kõlan hästi. Äkki kõlad väga hea, väga hea. Oh yeah. Väga nice. Aga ei, suvi, ilus aeg, armastuse aeg. On. Suht tihe on suvi tegelikult. Tuleb nagu palju trippimist.
mingid kontserdid ja palju kontserte asju. See on vist põhiline nagu aekuskütta, on ju? No põhimõtteliselt küll, no jah, selles mõttes tegelikult nagu sama, väga vahet ei ole nii, nagu osad räägivad, et suvi on kõige kiirem aeg üldse maailmas, aga tegelikult ei ole. Ei ole jah, ega sügisel ja talvel on samamoodi. On teised kohad ja teistsugused kontserdid, aga põhimõte on sama. Ei, paljud ütlevad, et meelelahutus suvi on mingi surnud aeg, aga tegelikult inimesed on lihtsalt mujal, et seal et kõigil on just vastupidi puhkus ja tahavadki kulutada, tahavadki nagu samas, kui sa võtad selle mingi piletilevi statistika, siis üldine piletite müük on vist langenud, ma ei mäleta, mingi 50 või 60% või kui võrrelda seda vist mingit enne COVID-i aegset aega. Aga kas see ei ole, et inimesed on lihtsalt kolinud ümber teistes platvormidele? Ka tõsi, jah. Inimesed ei viitsi enam klubis käia. Kuigi nüüd piletile veits nagu tõmbas normiks jälle korraks, et neil vahepeal oli lihtsalt see, et no kõik teised pakkusid lihtsalt madalamat seda transfeeri või mis tehingu kulu või mis iganes asi on ju. Et siis oligi see, et mu pilet on lihtsalt nagu kallim, kui ma teen pileti levis, vaata. Aga siis... Samas ikkagi nagu meelelahutus on pihta saanud, et vanasti isegi artisti olnud klubis, nagu saal oli suht täis, inimesed läksid lihtsalt pidu panema. Et praegu ikkagi isegi korraldad peavad rohkem vaeva nägema, ei tea, TikTokis kuradi laulma ja tantsima, et inimesed klubbi tuleks põhimõtteliselt ja räigelt nagu eventi turundama, et vanasti paid lihtsalt üles ja rahvast tuli kohale. Facebook oligi töötas paremini. Ja see vanasti, kus sa said vaadata mingi, et ei, me ei pea üldse muretsema, nagu mingi Facebook nende going-ute ja interestete järgi sa said ülitäpselt prognoosida, et 60 on pannud going, tähendab, et mingi 90 tuleb, on ju. Aga nüüd see ei tähenda absoluutselt mitte midagi, mis ju see event nagu välja näeb. No Mäedaus Rapla näiteks, olete käinud seal kunagi või? Ei ole. Päris pull koht. Minu arust kõik mingid klubi evendid, nagu ma ei tea, 20 attendi on, aga tegelikult nagu sa ei saa nende järgi vaadata. Rapla Mäedaust, no mingil määral osade kohtadega saab, aga Rapla Mäedausis on niimoodi, et see on mingi 10 attendi, siis on ikka mingi soitam. Ei, minu arust see on teiste klubidega ka juba ei ole. No veits on jah. See on see väikelinnade teema, et kui on keegi paneb väikelinna going on väärt 10 korda rohkem kui Tallinna going. Et siis seal on see, et alati, ots, mis sa teed täna? Me läheme, et tullakse mingi grupiga, aga siis Tallinnas on jah kuidagi selline, et see kurat nüüd tuleb turundada hullult ja see on, need olid head asjad, et paned lihtsalt mingi story ülesse ja läheb, vaata, siis nüüd on see, et aga ma olen ju välja teeninud, miks keegi ei tule. Aga kas nagu stand-upi maastikul on sama teema, et ma mõtlen, et need kontserdid ja artistidel on olnud nagu pikemalt, aga stand-up Eestis on ta on ka pigem siuke värske ja natuke inimesed veel tarbivad seda, et meelsamini võib-olla kui mingit, ma ei tea, mingit kontserdi, kus on juba varem käidud. Et kas stand-upiga on ka, et pead hullult turundama ja vaeva nägema või pigem tuleb nagu suht lihtsalt? Kuidas kellele on ju? Ja see suht sõltub. Et siin Ari tuleb külla, paneb evendi üles ja sait jookseb kokku, vaata. Küberrünnakud või? Ei lihtsalt nii suur nagu traffic. Aga... Seal oli vist isegi mingi see olnud, et seal oli see nii kokku jooksnud, et nagu piletikäpp nagu ületati kuidagi. Ja nagu mingi somehow. Ja siis nad olid ka mingi koha peal või mingi, okei, me siis otsime ruttu toole. Aga Aril on ju, ma ei tea, Instas juba sama palju jälgijaid, kui Eestis üldse eestlasi elab, et... Ja kui mitte rohkem. Aga ja, selles mõttes küll, et nagu veits ikkagi sõltub. Aga no üldiselt on see, et kui sa mingi normaalse nagu mingisuguse, enam-vähem okei plaaniga peale lähed, vaata. Siis nagu väga hullu ei ole. Aga jah, peab ikka mingeid postitusi vist tegema. Aga kuidas nagu teil on selles mõttes, et kui te annate, vaata, tõin täna koomikud siia stuudios. Et kuidas täna teil on siis, et Lõuna-Eestis on ka teil ju mingid tuure asju olnud ja mingid kontserde, nii et võrreldes Tallinna publikuga, et on ka tunda mingit erinevust või pigem on suht sama? Üldiselt, tead, neid lahedaid showsid on igal pool, kõige hullemad on võib-olla... No pigem nagu stand-upi puhul ongi lihtsalt see, et mis kohtades üldse teha saad nagu. Et nagu osades linnades on nagu lihtsalt see, et sul on mingi see, et sa teed kas mingi 20 inimesega, kus mahub 20 inimest või 500 inimest. Ja siis sul on nagu see, et nojah, 500 siis 100 tuleb ja siis on halloo! Ta on üldjuhul nii, et kui sa hakkad tegema nagu soolo karjääri, siis esimesed need nagu
nii-öelda läbimurdelinnad ongi Tallinn ja Tartu, et need, igal juhul keegi nagu tuleb, vaata, et seal ei pea väga nagu muretsema, et sul on mingi selline nagu baas on seal olemas, siis järgmisena tuleb nagu Pärnu, selle järel on ju, et Tallinn, Pärnu, Tartu, need on sellised, et ei pea nagu väga muretsema, aga kui sa sealt edasi proovid nagu murda, no kuradi, mul on endiselt Viljandi mingi Mission Impossible lihtsalt. Ja meil kõigil, mitte keegi vist, ma isegi ei tea, kas Harri on kräkkinud Haapsalu müügi. See on nagu, Haapsalu on täielik anomaalia. Seal on nagu lihtsalt whatever goes ja keegi ei tule. Mul on Haapsalus olnud ülihäid nagu müüke, aga on ka nagu halbu müüke, et ta ongi selline nagu oleneb täiesti, et kui sul on mingi plakat toidufestivali ajal peatänaval ja juhtumisi nagu inimesed sealt skännivad seda, et siis võib et ta on nagu mingi mõttes lakka nende väikeste linnadega. Aga jah, Viljandiga on see, et kui sa vaatad Viljandist mingi toiduhindu või niimoodi, et sa saad seal prae mingisuguse, 5 euri on ju, maksad, ja siis mõtled, et okei, äkki see mingi 18-eurone pilet on tõesti, nende jaoks tundub nagu haltuura, vaata. Aga kuidas ma ei saa ju nii teha, et Viljandis on pilet odavam kui teistes linnades. Viljandis on 5 üle. Ma just hakkasin mõtlema, minu just Viljandis on alati nii ägedad laivid on. Üli äge rahvas on. Klaab Reed on seal. Nüüd on Reed, jah, vanasti oli Cheers. Me tegime ka seal Cheersis, jah. See oli jumal lahe. Nüüd on Reed minu arust. Rohkem vist ei olegi klubisid seal. Ei, mingi Auk on ka ju. Auk on ka, ja seal on käib pidu panemas. See on siuke huvitav. On Viljandis ikka. Aga seal vist ei saaks laivi teha minu arust seal Augus. Ma isegi ei kujuta ette. See on crazy koht, seal saab lõuga. Seal lege saab lõuga. Ei, no kohalikud ütled, kui tahad kakelda, siis mina Auku. Miks ma tahaks kakelda? Trennipäev. Teda ei ole, kaklema. Aga jah, võib-olla peaks praktiseerima ja seda erinevat piletihinda. Et nagu Põhja-Eestis kallim. Ja, me ei ole seda väga teinud, et on mingi early birdikad ja on siis bird-birdikad. Et eks mingid nõkse asju on veel nagu avastada muusikärist õppida. Sultub ka, et kui pikk su see turundusperiood on, et palju sa nagu eeltööd teed mingid nagu materjale värke. Me just korraldasime ise Pärnus ju üritust. Audrus. Jah, Audrus. Ja siis me esimest korda käisime ise neid postreid kleepimas. Pärnu linnas polnud kunagi elus postreid pannud, ma panin tuimalt mingi puude peale. Mul oli ka puuts peas, käisid panin enda postreid. Silver ise ja ütles, et ta ei taha panna, et mina panin ise, siis mina pidin seal panema. Autoga sõitsin bussi pealt, ütlesin nii Patriis, mine kleebi siia. Ma ei mingi jooksupoiss seal. Aga need plakatid jäid üles ka Pärnusse või? Kusjuures ma mõtlesin, peaks vaatama minema. Need peab maha võtma või? Ei, seal on mingi teema, et tegelikult on vist ainult mingid tead kohad. Ja siis Pärnus pidi ülivähe neid nii-öelda tasuta spot olema. Ei, me ikkagi uurisime igalt poolt järgi, et kui tohib panna luba. Et see on üks aga ei mingi naljakad nagu need võitlused on küll seal vahepeal, sest ma olen ka ikkagi käinud ja pannud, kus mingi, ma mäletan, seal minust eelmise tuuriga oli, kus ma panin niimoodi, et ma lihtsalt nagu paned kuhugi, vaata plaks on ju, siis tuled mingi, kõnnid mingi paari päeva pärast mööda, vaata, keegi on sinu oma peale pannud. Ja siis saad mingi, mine perse, vaata. Siis läksin uuesti mingi, kus mul ühes meil pandi ka peale ju. Meil pandi ka. Ja siis Silveri tädi läks, tõmbus maha. Pani meie oma sinna suurelt. Tavaliselt need mingid suuremad agentuurid, mis on sellised rahvusvahelised, ei pea kinni sellest viisakast plakati etiketist. Ei, see oli nagu Eesti oma mingisugune asi. See oli nagu kuradi Mari Jürjens pani minu plakati peale. Ma olin nagu mida vittu. Kui Pille Pürg paneb minu plakati peale, ma kuradi lähen, võtan nad kõik fucking struulid ära. Sest üks, kes tegi üli palju seda vahepeal, oli see, kui Prodigy käis Eestis, siis mingi Prodigy plakateid oli kogu aeg, kõnnin mööda, vaatan, ongi lihtsalt minu oma peale pannud. et sa nagu näed, seal on aegunud üritusi ka, võtan enda oma ära. Ja räägib palju, kus suured aegunud. Ma mõtlengi, et tegelikult on vist äkki ka mingi hea tava, et mingi aeg tõmba oma poster nagu ära, et las uutel peale. Me ei läinud enda postreid. Kirjutasin ka Instas sinna Baltic Live Nation või kes see nagu oli see maaletooja. Et this is not cool, you're kind of like ei no siis kui mul on A1 plakat, see maksab mingi 7 eurot nagu see hea kvaliteediga plakat ja sa lihtsalt paned oma selle koleda Prodigy teibiga peale sinna
ja ma hakkasin lõpuks neid Prodigy plakateid maha rebima. See on sõda. Meil on sõda praegu. Et ja kuradi. Aga ei, meil tegelikult toimis see turundus täitsa nagu hästi arvestas, et me esimest korda tegime. Meil polnud törna aimugi, kuidas mingit üritust üldse teha. Meil oli enam-vähem oligi printeriga lihtsalt välja prinditud A4, mis esimene vihm tuleb on läinud. Aga see poster ka nagu kõige esteetilisem ei olnud. Korralda tegi, ühesõnaga mul sõber ostis vana heina või seal loomatalli ostis ära Audrus ja tegi sinna selline mõnusa launchi, veits Teeliskivi vibe'iga, vaata, ja Euraalustest mingid asjad ja üli hästi on nagu tal käima läinud see koht ja siis ma nagu pakkusin välja, et kuule teeme mingi ürituse. Ja siis oligi selline esimene üritus, aga see on selline tüüp, et tavaliselt korraldaja tahab, et tooks maja täis ja üli palju rahvast. Siis ta oli, et kuule Silver, et ega kuradi liiga palju rahvast tuleb, et ma ei jõua teenindada, et äkki saaks kuidagi vähem rahvast, vaata. No ja seal oli üks teenindaja vist kogu selle. Ja siis ta pärast hädaldas, et kurat liiga palju rahvast on. Mõtlesin jumal hästi ja kõik tahavad, et palju rahvast oleks. Mina nii palju ei taha siia kohta. Kurat lõhuvad mul siin ja vend on ise kõik ehitanud oma kätega, vaata ei taha, et keegi midagi ära. No meil seal ju kiirabi käis vahepeal. Ja üks vend kukkus pealõhki ja mingi mutt kukkus ümber seal. Täitsa crazy. Aga see on haige, et mõned venued ei taha just neid nagu artiste, kes müüvad välja, eriti kui nüüd mingi riigi nagu rahade venued, et noh, nemad ei saa rohkem sissetulekut sellest, et käib rohkem rahvast. Siis neil on just see, et kurat, me peame mingi garderoobi võtma kedagi ja siis ongi see, et no ma ei tea, järgmine märts on äkki mingi kuupäevad. Lisaprobleemid. Ja just, sorry, suffering from success siin nagu. Aga ei, need sellised, need on hea äged, et mingid laoruumid, mis on venjudeks tehtud, et seal Võrus on näiteks mingi festivalimaja, on tehtud üli korda. See on mul DJ selle mingi tuttava oma vist, mingi naiste rahvas majandab selle ühtes. Ja mingi kahekesti vist isegi vist. Siis Keilas sarnases stiilis on nüüd see kultuurikeeris, seal tegin Maidukile soo ja see oli mega nice, et soovitan, nad otsivadki mingeid artiste, et nagu käima saada see asi seal, et ma arvan, et praegu saaks nagu hea jutu peale. Meil siin ikka mõtted on, peaks veel midagi tegema. Ei, Audrust kindlasti midagi tegema. Et mul maakoduga Audrus siis on nagu hästi mõnus teha, et oledki seal maakodus, grillid ja lõkke ennast lähed laivi vahepeal põhimõtteliselt jalutad mingi 7 minutit ja oled sellises mõnusas kohas. Aga kas te teete nagu ka mingi, ma mõtlen, te lihtsalt nagu bookite mingi ürituse teete või te nagu niimoodi tuuri kontsepti? Muusikas vist väga ei tehta või? Ühe korra tegime tuuri ju. Midagi on ikka olnud. Mingi uue loo raames tegime kunagi. Aga muidu väga ei ole vist. Väga ei ole, jah. Pigem lihtsalt bookitakse mingid kindlad kohad bookivad niimoodi aastasse põhimõtteliselt. Et kui võtad kalendri ette ja võrdled nagu aastaid, siis vaatad, et umbes samal kuupäeval üle-eelmine aasta olid ka samas klubis. Et tegelikult Eesti on vaata nii konnatiik, et seal on mingid üksikud kohad, kus sa saad neid laive teha. Ja eks nimed vahetuvad ja osad lähevad pankrotti, tulevad uued. Ja vahepeal Silver esines siin mingi seal sõbrapesas mingi 3 korda ühe või 2 kuu jooksul, siis ma ütlesin ka, et imelik juba ei ole minna. Oli veits. Aga samas nagu mul nii tore perenaine on seal, et lähed nagu ema juurde koju, vaata, süke ema Kalli on ukse peal ootab, Silver, tore näha jälle. Meil on ka alati, kui meil on seal Arukla rahvamajas, on see... Kohe näha, et see nagu väga meeldib see koht. Nime isegi ei tea. Või ma ei tea, kas kultuurikeskus või rahvamaja. Minu meelest on rahvamaja, kus seal on ka perenaine, et alati mingi on pudel viina laual, siis mingid kiluvõileivad, pelmeenid, sitaks hapukoort, ahjuroog on ju, kartulid, peekon, et söötan täiesti uniseks enne laivi. Ja siis see oli ka, et alguses oli mingi... Ma ei mäleta, kui me esimest korda käisime, siis oli enam-vähem oligi mingi 2 viina ja viski ja siis nagu, me ei saa juua väga palju, sest sa oledki, sul läheb keel pehmeks, sa ei saa mingi normaalselt rääkida. Ja siis on mingi... Ja iga korraga see viinapudel läks nagu järjest väiksemaks, kuni ta lõpuks tegi selle, et sa said mingi 7 pitsi ja see oli kõik. Siis teisega, et üldse ei pane jooki või, mis teil viga on? Aga mõtlengi, et vaata, teil on kindel kava, on enam-vähem mingid naljad ja asjad korduvad, et on minule näiteks niimoodi, et isegi võtad napsu ja räägid, keel võib olla pehme, aga kui sa oled lavale, siis sul on kõik need lood on juba nii lihasmälus, et lood sa räägid diktsiooniga, nagu hea diktsiooniga räpid ära, aga vahetekstid võivad olla küll niimoodi, et hakkad midagi seal improma, et siis tuleb välja, et keel on pehme. Ja pluss ma arvan, et teid aitab nagu sega, et sul on ikkagi must taga nagu selles mõttes, et ta aitab juba nagu
nagu sind ennast, et sa oledki selles samas rütmis, tempos, mis iganes, vaata. Meil on nagu... saaks teha stand-upi reisk. Aga mul on hea mõte, kui mulle muusikaga läheb kõik pekki, siis ma hakkan stand-upi tegema. Mul on oma kontseptsioon, mida keegi tee. No, ja mul on siuke hästi nagu... Räägi. Patrice, las ta räägi. Ühesõnaga mind ajab räigelt naerma see, kui keegi failib. Nagu mul hullult meeldiks vaadata koomikut, kes tuleb, et ta ei ole naljakas nagu. Mul hullult meeldib, et... Kait Kall teeb juba seda. See on issue võetud, kuule. Aga see oleks nagu hästi professionaalselt lavastatud, et umbes ongi vaata open mic on ja mingi, see, kes host on, sellega on läbi räägitud, siis mingi vend läheb lava peale, jooksebki kokku, hakkab põhimõtteliselt nutma, ta peab olema hästi hea näitlemisoskusega. Ja siis tulebki see hostut enam-vähemalt, kuule okei, lähme siis ära, rahvas ikka plaksutage, elage kaasa, et olekski nagu etendus lavastatud. Jaa, saaks teha küll. Meil mõned siin method activad seda, et siin pole vaja väga näidelda. Et see, kuigi ma ei tea, kui sul on nagu väga naljakas presents, vaata, siis jah, see on selline nagu anti-huumorina võib täitsa nagu toimida küll. Aga ma tunnen, et praegu me oleme endiselt seal, kus me seletame eestlastele, mis asi see tavaasi on. Seda küll, jah. Et sinna päris niši asja juurde minemiseks peab olema mingisugune, ma ei tea, baas asjast nii hea arusaam inimestel, et see ongi nüüd see nagu mingi alternatiivne komedi, mis nagu see oleks jah vist täitsa next level selles mõttes. Mul lihtsalt hästi mõjub naljakalt see, kui ma näen, et nüüd on nagu pekki midagi läinud. Me käisime ju, ma ei mäleta millal, aga Heldekeses oli see mingi stand-up, no see oli suht ammu juba. See oli suht ammu, jah. Ja siis, ma ei tea, kes seal parasjagu esines, aga Silver niimoodi naer ja siis ma küsisin, et miks sa naerad, et seal on nagu midagi naljakat. See oli mingi minu kaka ja homo naljad tohutult. Ja siis ma küsisingi Silverilt, et miks sa nagu naerad ja siis ta ütles, et see, et ta nagu ei tee head nalja, et see ongi nii naljakas. See oli mingi huumorilabor, kus juures mul on siuke tunne isegi, kui te käisite. Ma ei tea, Heldekeses olid mingid... Ari oli isegi veel seal. Võib-olla oli, jah. Ma ei mäleta, see oli ja see oli kindlalt huumorilabor, jah. Siis ma olengi teid seal näinud ja siis ühe korra Kroonika sellel, aga seal ma olin liiga paanikas. Mul oli social anxiety. Te tulite nii vahvasti ligi, vaata, mingi hakkasite üle, siis ma olin nagu lihtsalt... Ma ei nagu terve, aga ma lähen lihtsalt koju ära. Mul ei meeldi liiga palju inimesi. Jaa. See Heldek on päris põnev koht. Heldek on lahe koht, ma käisin saunas, seal on ühissaun. Päriselt käisid jah. Oh my god. See ongi see, kui teil kiire ka praegu. Sinna me lähme. Võib-olla me meeste arsti juures käima nüüd, sest see oli bordell ju kunagi. Jaa, ma olen isegi esinenud ühes, okei, see on ka huvitav jutt. Aga jaa, me käisime Heldekesest. Mina ei käinud. Sina ei käinud, ja Patrice ei teadnud, et see on ühissaun, ma ei hakanud teda kohe traumeerima selle infoga. Aga sõbraga mõtlesime, et lähme teeme pulli, et sõitsime ratastega ringi, mõtlesime, et see on ühissaun, et lähme. Aga no me ei ole kunagi ühissaunas vaata käinud, ja siis me olime nagu kaks sükast homopoisti, läksime sinna, mõtleme, et kus me saame riided nagu ära võtta, et ise küll julge paljalt vaata minna, siis vaikselt paneme sealt pükse jalga, siis vaatame, kurat teistel nagu ei ole pükse jalas, vaatame, issand, mingi naisterahvas on ka paljalt, siis me olime lõpuks ainukesed kahekesi pükstega niimoodi, kõik olid saunas paljalt, siis mõtled ka, et see kuradi piinlik vaikus on, et kas peaks nagu midagi rääkima hakkama või, et äkki peaks kuidagi uurima, et kuidas te esimest korda käisid, et kas teil olid ka siis püksid jalas või, et ei oskanud kuidagi seal keskkonnas olla. Aga ei, mul jäid püksid jalga lõpuks. Kindel. Trouble in Paradise. Aga oma rätikuga või kohalikuga? Oma rätikuga ikka. Siis oli norm. Ei, sest need kohalikud rätikud, see on ju, et sa võtad nagu ühest otsast, vaata, siis ta tuleb nagu, ta on täiesti kõva tükk. HPV-rätikud. Seal on basseini, sa ei käi. Seal on väike bassein ka, jah. Ma ei tea, millal nad vett vahetasid. Seal on mingi tolmurullid põhjas. Ei, see on legit nagu Tšernobli mingisugune seisev vesi. Muidugi käisin ujumas. Kusjuures seal oli, te võite küll arvata, et issand, kes seal käib. Seal oli mingi advokaat oli seal, kes rääkis ja seal käisid väga ikkagi selles mõttes intelligentsi. Koorekiht oli. Oma koorekihi loontsime. Aga see oli ka bordell siis kunagi või? Jaa. Tal on vaata isegi siuke huvitav aken sellel basseinil, vaata seal all. On küll, jah. Kus saab siis nagu näha. Teine koht on Põlva Life. Olete kuulnud sellest midagi? Ma isegi ei tea, kas Põlva Life. Meil on Põlvas üldse show anda. Kunagi oli vist mingi... See on see Põlva, see Monstrum kuradi kultuurikeskus, mingi haige tehnika, kus toolid tulevad kuradi põranda alt välja. See on kino, see kus Mulli Vann on backis või?
kurat, kui neil on veel mingi selline asi. Mis seal Põlvas mitte toimub? keegi ei käi teatris. Mul oli just live seal Põlva ühes klubis ja Põlva Life on teine koht. See oli ka vana litsimaja ja seal on tõenäoliselt, kes kunagi oli selle maja pidaja, siiamaani seda peab, on 70-ndates siuke hästi tore naine, Tiiu. Ja mäletan, mul oli esimene kontsert seal ja ma saatsin ka Raider ja mul oli seal ka mingid viskid ja mingid konjakid, asjad. Ja läksin back ja vaatasin, mitte midagi ei ole pandud. Ja siis Tiiu, oli mures ka, et esimest korda olin, et kohe alkoholi too. Ja siis tegin seal laivi ära ja ta oli vist rekordarv inimesi seal, et jõhkralt täis oli see. Ja siis läksin back ja vaatasin, et joogid olid toodud. Siis Tiiu tuli, et kuule väga hea, nüüd võid tüdrukut ka ülevalt tuua. No ja backis on mitu sauna ja siis siuksed dušinurgad ja see on nagu siuksed katakombid, tuume koht. Tiiu oli sutenöör. Jah, just. Ja siiamaani korraldab mingi stripüritusi ka ja tuli kurtiski, et kui nüüd viimati käisin, et kurat, et mehed on ka nii pirtsakaks läinud, et pane riputa naine kas või kaela, ei taha. Et tal oli jah, siuke mure isegi tekkinud selle koha pealt. Ja ma käisin kunagi Otepääl stripiklubis, siis seal oli mingi sinise hambaga strippar. Sinise hambaga. Siuke, ma ei tea, mis ta suus toimus seal. See oli, ütleme, et see oli, ma ei mäleta, see oli mingisugune, kas see oli sünnipäev või mingi poissmeest õhtu. Ta lava nimi oli Safiir. Me käisime ka stripiklubis. Me käisime Saaremaa. Me käisime ka seal. Alumises või ülemises? Me käisime, mis seal kohe, seal Purskaevade juures platsil on, oli vist kuskil, see oli ikka mingi ülemine korrus on. Alguses mind ei, nagu jah, nagu selles, et see oli nagu ground level. Biljard oli seal, ma tean, mängisime biljardit. Vist oli see sama? Me vist käisime, palju neid ikka on seal? Seal on 2 tükki üksteise peal. Ja 2 tükki. Me käisime, seal oli üks strippar nimega Renault. Tegelikult oli Renata, aga mulle meeldib Renault öelda. See on nii naljakas on Renault öelda. Aga siis suvetuuri ajal ükskord nagu olime seal mingi varahommikuni. Ja siis meie kõrval oli mingi laud, kes mingi lällasid ja kogu aeg vingusid, et miks need naised ei tule nagu meie juurde, vaata. Tulid kogu aeg nagu meie juurde, siis me nagu käitume nagu eurooplased seal, paneme kuradi sulli vahele ja mitte lihtsalt loobi müntidega kuradi. Ja siis öeldi ka meie kohta, et me olime näguslaud. Ja see on stripi maailmas on selline termin, vaata, et kui on nagu näguslaud, siis naised ei karda sind. Ja sa ei tahagi mingi tüüp, kes on kuradi pusa ja hudiga ja shortsides seal on ju. Literaali kirjeldad Sandri outfiti toodud. Ei, vaata, kui sa oled ikoon ja see ongi su nagu look, see on nagu teine asi. Aga kui sa oledki lihtsalt suva mingi sandaalidega tüüp kuradi stripiklubis, see on ikkagi nagu maitsekas asutus, et peab nagu... Miks me üldse sinna läksime? Sa ei tahtnud äragi minna, sest mul oli see kuni peal, mingi hommik oli 6. Ei, mind alguses ei tahetud üldse lastagi sinna, mind jäeti ukse taha. Omanik rääkis ära, siis aga mille pärast ei lasta naisi stripikasse? Sellepärast, et äkki tulevad mehi otsima vist, tundub nagu esimene... Äkki on nagu... Äkki on kismaks. Äkki ongi see, et vaata, et milleks sa seal nagu professionaalidele raha maksad, kui siin on nagu tasuta tsiviilisik, keda jõllitada. Et äkki on mingi ärimudel nagu. Ja nagu konkurents on ju. Et sa ei lähe šašlõki restorani oma vardaga vaata. Et siis on nagu jama. No õnneks ikkagi lõpuks sain ja ei tahtnud ära ka tulla. Ei, väga tore oli. Me pärast seda suvetuuri stripika pidu sõitsime mingi mäluspeaga tõukeratastega Airbnb-sse. Kus kohas? See Kuressaares. Kuressaares, jah. Ja siis mingi Ardo pani niimoodi käpla, et nagu kukkus nagu mingi ämblik, vaata, kõik kuradi... Ta pani näoga äärekivisse. Ja ta oli nagu full verine ja värki ja siis mina mingi naeran on ju ja minut hiljem ma panen ka käpla. Armo niimoodi kohe. Aga ma oskan kukkuda, vaata. Aga meil oli üldse mingi üliperses majutus nagu, meil oli nagu... Me olime seal mingi maja nagu... see oli ka bordell kunagi. Ma ei tea, miks kuradi booking see oli, aga me läksime nagu mingist kuuri uksest vaata sisse. Nagu mitte nagu päris see, siis sa oled seal kuskil keldrikorrusel. Ja siis on niimoodi, et nagu... Ma ei tea, nagu mingi elutuba, seal oli mingi mitu voodit ja siis lambist on nagu sul mullivann seal. Siis ongi mingi, et kui kõik tulevad öösel vaata koju, siis ma mingi magan seal põhimõtteliselt seal samas. Siis mullivann läheb sisse, ma mingi, oh my god. Aga teil antakse pundi peale sööbimine tavaliselt? Tavaliselt võtame ja niimoodi. No suvetuuril vähemalt. Siis on nagu lõbusam. Muidu on okei, kui on mingid nagu narivoodid ja värgid, lihtsalt on vaja seda 2 norska ja tuba.
et meil on grupis meil on iga kord niimoodi. Meil on see probleem ja mul alati võtan, mul DJ on jah, ta on ka Norska. Sina ei Norska või? Mina ei Norska õnneks jah. Ja. Vist. Tal on see maski vaja, vaata. See Mattias Naanil on see. Mis mulle veeluks ajaks meelde, kui me käisime kuskil Peipsi ääres oli mingi laiv. Erapidu oli ja siis pandi majutus kuskile. Ma ei tea, kas see oli mingi külaliste maja või mis... See oli nagu... See oli, mis selle koha nimi oli? Ühesõnaga Peipsi äärde olid ka mingid jõukamad inimesed pundi peale ostnud endale maja ja siis tegid seal 2 päeva või 3 päevase peo. Iga päev olid mingid erinevad artistid esinesid hoovis. Seal oli kokku võib-olla 20 inimest. Lastel oli mingid batuudid asjad tellitud kohale. Valgusmees, helimees, täis pauka ja sõnaga tegin laivi ära, siis tuldi jälle visati plekki, mine tee korra veel. Ühe korra vist tegin veel, siis 3. kord tulid veel, siis tuli prostituudi tunne, mine nagu hüppa veel veits tava peal, et siis ei läinud. Ja ühesõnaga olid pannud meile ööbimise. See oli nagu mingi vana haigla. See oli vana koolimaja, see oligi vana koolimaja, jah. Sest see ei olnud muud ööbimist lähedal. Ja seal olid seinad olid nagu paberist. Ühisvets ka, et kõik pesid seal koos. Ja ühisvets oli ka, jah. Ja. See oli kohut. Crazy koht. Ja põhimõtteliselt meie toas nagu poisid norskasid, olid poisid seal meil või? Oli... No mina olin Silver oli, siis oli Urmo oli ja siis oli... Ei, Elle oli siis või? Ma ei tea, jah. Siis oli Elle vist, jah. Ja kõik norskasid. Ja siis... Ma olin ainuke naine. Ja nemad norskasid toas ja läbi seina norskasid veel teised inimesed, need me olime nagu traktori. See kui nad lähevad sünkrooni mingi. Aga see on kõige jubedam norskamine, mis vähemalt kui on selline nagu rütmiline, ühtlane norskamine, siis veits su aju nagu... No see muutub nagu ookeani kohinaks või milleks. Kassi nurrumine. Aga kui on see päris uneapnea, kus vahepeal nagu tekib täielik seiskumine mingi 8 minutiks, sul tekib see, et kas ma pean nüüd elustama hakkama ja siis tekib see mingi full ja see tekitab nagu endas nagu muret ja nagu ärevust. Aga see on nii putsis ka, ma olin Viljandis, olingi mingi hostelis, no Maiduki tuuril tegin kaasa, on ju, ja tal on alati, noh, kui minu tuuril tema on, mul on alati mingi kuradi, kõigil on oma tuba, mingi fucking nagu... Kõik koos ühes voodis. Ma ei tea, kus see rift tuleb, et kõigil on oma tuba. Viljandis ei ole kallid majutusvariandid, vaata. See vahe selle hosteli ja mingi päris korteri vahel on mingi 20-30 eurot, on ju. Ja kui me kõik saame ööund, see on nagu täiega väärt seda. Aga siis Maidukil on alati mingi sõber. Noh, alati on mingi see, et kuidagi sai tasuta ja oligi mingi hostel, kus muidu on mingi kossulaagri, mingi poisid vaata või keegi ööbib. Ja siis olingi nagu, noh, kus ma olin nagu narivoodil ja kõrval oli see manager, on ju, Taur. Ja noh, minu jaoks on esimest korda ööbida see, ja see on alati see kuradi täringu veeretus, et kas kohe, kui tead, kas sa nagu hakkad nagu magama minema, oled nagu, vist on nagu safe. Ja siis tuleb see esimene see. Ma üritan alati enne magama jääda, aga ma ei suuda. Ei suuda, sa tõkib, sa pead nagu ära ootama, millega ma tegelen. Ja siis kohe, kui tuli see, siis mul putsis, ongi homne päev putsis ja olingi mingi 5-6 hommikul olin üleval. Siis mingi see ei ole tema süü, aga ma tahan talle kannaga näkku. See on suht häiriv tunne. Teine variant on ennast hästi kiiresti mällu juua. Lihtsalt kukud ära, siis on nagu vahepeal... See on nagu ainuke, mis aitab ja siis sa saad selle ebakvaliteetse une, aga vähemalt sa said magada. Vähemalt sai vähkre seal. Me käisime siis, kui oli see Ari ja sõpra show, me olime Danniga ühes hotellitoas. Vaata, siis see vend tuleb mingi, öösel vaata sisse. Kõik asjad kukuvad, vaata. Ma tulin kell 6 hommikul. Siis ma kuulen seda mingi, nagu ärkan üles, siis kuulen mingi kuradi krõbistamine käib, vaata. Siis ma mingi, mida vittu see vend krõbistab praegu. Siis vaatan ja sa arvad, on nagu Mäki kotiga toas. Hotellitoas, teed see väike pukk. Ja seal, ja siis krõbistab ja sööb seal nagu Mäki ja ma mingi tulest nagu tuppa sööma. Nagu, et foees saab süüa. Ei, see oli see, et... Siis hakkavad vetsutoimingud. Siis saad aru, tead, kus see vend magab, ta teeb seda. Ta teeb see, kus ta on nagu full, vaata see vaarau, nagu niimoodi, see on nagu creepy as fuck. Ta on nagu selili ja käed on risti niimoodi. Ja siis ta teeb nagu niimoodi vaikselt niimoodi. Ja lihtsalt nagu puhub seda õhku. Ja tere ma nagu terve õhtu, nagu vittu ma pean nagu vara ärkama ka, et tagasi Tallinnasse minna. Oh my god. Sellised väiksed nagu rabamullid, vaata. Rabamullid. Ongi niimoodi podiseb ja niimoodi. Ja niimoodi.
aga see ei ole selline nagu kole norskamine, ta on lihtsalt, et mu kopsud nagu veits lasevad õhku välja niimoodi. no soliidne selles mõttes küll hea, vaata. ei no mind ajab ka närvi, kui keegi hingab isegi kõrval. aga see on mingi disaini viga, miks nagu mingi 70% meestest on mingi fucked up factory settings itega, kus öösel ei saa hingata nagu, see on nii levinud ju. No aga need operatsioonid on ka ju, kus ei pidanud aitama. Ma ei tea mida, aga siis ei norska. Keel lõigatakse ära. Ma ei kujuta ette, ma tean, mul on näiteks vahesein on viltu, mul tuleb mingi 9% õhku tuleb ainult ühest nina sõrmest peale, vaata. Ja siis nad olid ka mingi, et ei tee see nagu, et ei sirgeks ära, vaata. Ja siis ma mingi, okei, et saan siis nagu õhku juurde. Ei, sama palju, aga võrdselt. Mina ei norska, aga Patrice ütleb, et ma hingan kõvasti. Jaa, mind ajab nii ära närvi. hinga kõvasti. Siis üritad vaiksemalt hingata nagu. Siis mõtled, kurat, nagu üldse, nagu praegu üldse ei hinga, vaata. Siis üritad nagu veel vaiks. Ma togin. Siis togib on ja siis hakkad jälle hingama kõvasti. Et päris keeruline on jah, selles mõttes, aga eks ma üritan kuidagi hakkama saada, et oma hingamist paremini kontrollida. Mulle peab haudvaikus olema. Keeruline. Siis ma pea padja sisse. Ma mõtlen, et abiellutegi on ju siis eluaeg on see norsik sul saab eraldi kambrit teha, magamiskambrit. Et siis on see, et 20 aastat hiljem on nagu see enne pärast foto Beatrice'ist on ju. Lõpus on kotid silmad all. Ma ei ole dekaade maganud. Aga tegelikult see on jumala tavaline tänapäeval, et paarid magavad eri tubades. Vahepeal ma olen öelnud küll, et mine teisi tuba. Ja mul on stuudiotuba ka, nii et seal on üks väga kõva diivan, mille nagu, see on täiesti ebapraktiline. Tülidiivan. Ja põhimõtteliselt. Tiina Pink, vaata. Ja seal ei suuda maga. Ei no, selles mõttes see on täpselt sükse sõbra jaoks, kes ka paneb öö läbi tina, tal on juba suva, kus ta magab, kas ta on sul trepikojas või tuleb tuppa sinna kõva diivani peale. Et mul ongi nagu täpselt süke diivan, et päris trepikojas ei taha sõbral lasta magada, kutsud sinna diivani peale. Seljale samas on kõva hea, vaata. Ja seda küll. See on nagu suht süke lühike ka, vaata, et jalad jäävad üle. No ja umbes jah, põlvest saati ripuvad üle. Hommikul ärkad siniste varvastega. Veri on välja läinud. See tülidiivan on nii naljakas asi, vaat, kus kui on mingi see, et kurat, me oleme liiga väsinud, et see konflikt nagu ära lahendada. Siis on see, et üks läheb diivanile, siis on nagu see, mehena tekib see, et ma ei saa panna naiste rahvast diivanile. Kuule, mine sina sinna nagu magamistuppa, on ju. Siis proovid diivanil magama jääda, siis järgmine hetk kuuled magamistoas seda nuuksumist. Fuck. Nojah, nüüd tuleb kohe siis ära lahendada. Teine variant on ostad 2 samasugust diivanit. Mõlemad on piinadiivanid. Piinadiivanid. Võrdõiguslikkus. Ja me ei tülitse õnneks. Me ei tülitse väga. Ei üldse. Suht chill on selle koha pealt. Tavai, tähendab, et üks on tuflialune, kui tülisid ei ole. Nagu keegi teeb kompromissi hästi palju. Me ütleme kõik välja nagu kohe suht otse ja siis nagu mõlemad lähme eemale, jahtume maha ja siis tuleme tagasi ja chill. Ei, no tegelikult on niimoodi, et Silver on mingi, homme tegelema või magame ära täpselt nagu sa rääkisid. Aga ma olen see, ma tahan kohe ära teha. Ma olen või viitsi homme tegeleda. See ütlus on, et don't go to bed angry. Muidu sa ei jää maga, sul nagu terve aeg nagu keerleb, vaata. Mul väga ei keerle, mul on nii uni peal, ma mõtlen, et homme tegelen. Sellega me peame veel vaeva nägema siin peres. Kas sa vahest tunned, et ta nagu ei hooli piisavalt, et ülitseda? Et kas tema see easy going nagu, kas sa tunned, et see näitab sellist nagu kire puudumist või? Tal on vahepeal see, et tal on nagu suht pohhui või nagu, et küll saab nagu nii korda. Kas tal on kodus ka päikseprillid? Mul on tegelikult silmapõletik. Ei, tal ei ole silmapõletik. Silmapõletik nakkab. No see ongi hästi nakkav äkki. Ei, see ei ole sul ei ole nakanud. Ei, tal on mingi 2 kuud mingi asi silmapõletik. Mul on jumala räige teema, ma käisin Gruusias suusatripil poistega ja ma mõtlesin, et suva, et ma ei viitsi oma lumelava kiivrite prille kaasa võtta, et rendin koha pealt, see on kõik nii odav. Ja lumelauda ka ei võtnud kaasa, kõik rentisin koha pealt. Teised sõbrad võtsid oma prillid ja kiivrid kaasa. Ja ma rentisin endale suusaprillid ja ma sain mingi bakteri sealt suusaprillidelt enda silma, nii et mulle, kus rahvakeelis, odraiva silma peal, aga siis ma sain mingi antibiootilise, mingi salvi sain, mida pidin silma panema ja mitte midagi. Nüüd on mul jumala suureks läinud sinna silma peale, nüüd ma pean vist minema, ma ei tea, arstid opil on nagu viimane variant, kui peab minema. Ja minu suusaprillid, see on päris loov nagu lahend. Minu nagu see tava vabandus on mingi MyFitnessi kuradi sauna lava või midagi, kus ma mingi asja sain, vaata. Aga täitsa haige, ma nagu ei tundnud sükse asja peale ka, et suusaprillidest võid mingi bakteri saada nagu täiesti crazy. Sai lihtsalt
Shinkai endale. No ma hommikul ärkasin üles, üks silm oli kinni. Tundsin, et pilgutada on nagu raske, lähen peegli ette, vaatan täitsa perses vasaks silm on lihtsalt kinni. Et jumala crazy jah. Aga siis nagu hakkasime jooma ja läks nagu paremaks, on ju. Hea easy fix. Ülitihti aitab. Ma ei tea, kas on kunagi olnud nii, et sul on mingi, sa köhid, on mingi palavik ja siis lähed kuhugi mingi festarile või kuhugi, võib-olla võtad mingi erguti ka sisse ja siis kuidagi 3 päeva penderit ja järsku oled nagu fresh as a button. Ja uuesti sündinud. Lihtsalt et kuidagi see süda peksab nii kiiresti, et sul haigus nagu läheb peksab välja. Ja, et aeg läheb kiiremini su kehal nagu. Äkki see mingi nooruse värk ka, et kuidagi. Nüüd olen vana mees, ei jaksa enam. No mis sa nüüd nii vana oled? No vana sa oled? 26. 26 või? Ma mäletan ka, kui ma olin 26. Maailm tunduski nagu üks suur kuradi festival. Siis polnud isegi nutitelefon. See on nutitelefon. Vaata, nüüd ma olen halliks läinud. Mul on hallid juuksed. No samas see on ka lahe. Ja, ma olen Silver Fox. Ja, olengi selline. Tavai, äge. Nii et praegu pulmadega siis tiisite edasi. Ma panin valged püksid, et nagu solidaarsust näidata. Ma panin ka esialgu valges, mõtlesin valgeid küll täna. Silver ütles mulle, et äkki paned pulmakleidi selga, vaata, kui me siia tuleme. Läks nüüd panna võib-olla isegi. See on nii räige korseti sidumine sealt selja tagant. Viisin keemilisse selle ja siis see pael on sealt väljast, tuleb igast august uuesti läbi. Täiega räige päevane missioon tundub see lihtsalt. Naine minestab. See on mingi rets asi nagu see korsett. Mul vaata, ma olen selline vanamoodne mees. Minu jaoks seksikus naine lihtsalt sweatpantsid. Lihtsalt kuradi easy action. No vaata, naistel on üldse hästi palju asja koja, et nagu mäletan. Ma tean. Jube reis. Jube. Me käisime Tais ja Baalil trippisime ringi 6 aega, niimoodi reisisime, on ja minul on seljakott, on ja ma võin aasta aega ka selle seljakotiga ära elada. Seal oli üks paar trussikuid ja mingi üks hambahari. Mul isegi olnud alukad isegi ei kanna ju Need ossin koha pealt ja mul olid 1 või 2 paari lühkareid, mõned trussikud, mõned sokid, need nii pesed sul oli veel vähem, ma arvan isegi. Ja enamalt trussasid sa ei kandnudki, sest nii soe on, vahepeal käid ujumas on ja siis oledki puhas. Naisel on mingi mustlast karavan ja ikka unustab passi maha. 0 korda meikisid ennast. Mida me ühte korda ei kasuta. Meigikott oli siuke, mis pidi minu seljakotti veel mahtuma, oma kotid olid kõik täis, vaata. Ja see alati on see mingi, et mul on näiteks see, et ma pean vähem asju võtma reisile kaasa, et kui me tagasi tuleme, et saaks reisid midagi osta. Ja meil alati see. Ja alati minu kohvrist läheb see ruum. Kõige hullem on see, et see turvakontroll on ja sa tead, et sul on mingi kuradi meigikott, kus on võib-olla mingid vedelikud asjad ja siis kott läheb kõrvale. Ja siis nagu vaadatakse sinu otsa, on see sinu kott või teed lahti ja mingi vapsee meigikott on sees, mingi ei teagi, mis asjad need on, vaata. Eks ma ikka vahepeal muretsen ka, et ei tea, mis see Patrice võib-olla üle piiri tahab ka tuua. Et süda ikka peksab natuke. Aga viimasel on kuidagi sinu kott võetakse kogu aeg maha. Iga kord, jah. Ma ei tea, veits kahtlen. Ise lähen ka sinna ekstra kontrolli, vaata. On jah. Kuidagi juba kaua lätte seal. Mul oli ühe korra niimoodi, et mingi Helsingis või seal praami, nagu mis iganes praami tollipunktis võeti juhuslikku kontrolli, on ju. Ja siis mul oli mingi emps, oli mingi mulle kaasa andnud mingi Tupperware spagetid, vaata. Ja siis mis ta sulle selle kaasa hindas? Sest ma olen nagu tema lemmikpoiss. See säilib hästi ka. Ja siis oli see mingi kummikinnastega tüüp, vaata, teeb nagu koti lahti. Ja mul oli need spagetid täiesti nagu lahti läinud seal ja koti põhjast nagu laiali ja siis ta lihtsalt vaatas, oli nagu liiga rõve lihtsalt. See on nagu, kui sa tahad smuugeldada narksi, siis pane see kuradi spagetide sisse, nad ei vaata. Pane kõrva taha siis. Panen. Kõrva taha, jah. Üldse, kui Dan reisib, siis tal pole reegleid, no. Aussis oli see, et oli mingi kott pidi kaasa, võis olla kaasas ekstra kott mingi 5 kilo või midagi. Dan tuli mingi kuradi 3 spordikotiga. Kõik asjad olid mingi 15 kilo üle. Mul oli, vaat, kus me läksime nagu pikaks. Need siselennud veel, me läksime nagu tuuri tegema. Mul oli pikaks, mul oli mingi 12 kuu varu antidepressante oli mul nagu kotis. Lihtsalt nagu eraldi kott meelside peale, mingi hull paranoia, vaata, et kuna me lendasime läbi Singapuri, kus on nagu ülikarmid mingid need seadused on ju, pidin Ravimiametilt mingi dokumendi küsima igaks juhuks, vaata, et this boy is broken, it's not
see on hirmus ka, vaata, kui sa maandud, sest nad ütlevad alles siis, kui sa vaata maandud juba ära Singapuri ja siis see aeg, kui see lennuk vaata otsib oma parkimiskohta, siis see kuradi kapten on mingi, et ja kui teil on mingeid deklareerimata ravimeid, siis see on surmanuhtlus. Varem ei võinud öelda. Mingi eurooplasega oli ju Singapuris niimoodi, et ta jäi mingi väikese koguse kanepiga maha vahele. Ma ei mäleta, kas ta mingi üks nendest, kus sul on see, et käsi lõigatakse otsast. See oli mingi hull diplomaatiline mingi back and forth, kuni lõpuks leidsid sellise lahenduse, et käsi otsast kuradi kohe sinna jää sisse tagasi valgete inimeste riiki ja siis käsi õmmeldi tagasi ja selline nagu lahendus. Kuule, aga praegu on mingi jama ju see, mis see Vitali või kes see ka tegi, see ka kuskil peeti kinni vist või? Filipiinidel vist, jah. Ja. Jooksis vist jalkamängu ajal kuhugi, ei kurat, ma ei mäleta, mis jama ta kunagi tegi jalkamängu ajal, aga nüüd see vist oli tal mingi vist lihtsalt, ma ei saanud täpselt aru, kas mingi video või stream või mis ta tegi, aga ta ühesõnaga terroriseeris nagu kohalikke elanikke ja siis see kuningas oli nagu mingi, et 27 aastat vangist. See ongi vist lege teema siis praegu, ma ei saagi nagu aru, kas vist jah, ma ei tea. Väga rõi. Mis Vitali? See on ka üks YouTuber, kes teeb pränke nagu. Mingi venelane. Ja nüüd ta on kinni. Aga ma ei tea, vist ongi. Ma mõtlen, et nagu plekki peaks olema, äkki seal saab nagu välja osta ka ennast. Ei tea, seal oli vist olnud see, et see kuningas oli väga pahane olnud. Et ta nagu mõnitas. Väga pahane olnud. Ja kuri kuningas oli see. Nende riikidega, kus sa saad maksta politseile pistist, on see, et mida varem sa selle pistise maksad, seda vähem sa pead maksma. Et kui on juba see, et lähete mingi jaoskond, nüüd see nagu ring inimestest, kes tahavad oma osa, on nagu nii palju suurem. Et Tais ka, kui on mingi jama, kohe pup-pup. Meil oli Baalil, maksin ära. Jah, kohe maksad ära. Sest kohe, kui on see, et ta sõber tuleb, nüüd sa pead sõbrale ka maksma. Jaoskond, siis on 10-kordistunud see summa. Tal vist oli see lihtsalt, et ta varastas mingi politsei mootorratta või midagi ka. Hea pränk. Hea pränk, jah. Seal Mehhikos oli see skämm politseil, et see on ülipalju sulle surutakse, et võtta see rendi mopeed endale. Aga see on mingi, ma ei tea, et kas seal kiivritteid või ülipalju on see, et sind peetakse kinni, kui sa mopeediga sõidad ja maksad trahvi, siis seal loophole, mis me leidsime, oli see, et üks ettevõte rentis neid e-rattaid, sõidavad sama kiiresti, ülivaikselt pedaalidega ja siis alati, kui on politsei kõrval, siis hakkad nagu pedaalidega väntama, kuigi sa sõidab mingi 60-ga, vaata. Meil oli Baalil niimoodi, et me võtsime rollu ja siis me parkisime selle turu kõrvale. Silver oli roolis, ei vaadanud märkega. Me vaatasime, ma olid närvid läbi, ma ütlesin sulle siia tohib. Kas ongi, oledki sinna? Nii tore, et nüüd tuttavaks saada oma vahel. Ma küsisin, kas HG on su ID-kaardil ka. Ma ei tea, kus mu ID-kaart on ja siis terve aeg. Ma mõtlen, et Silver on teie mingi pestukas või midagi. Ei, mul ongi, et ma ise muidu naisega viitsi või käia, Silveriga käib. Kuule, see Silver tundub nagu kahtlane. Ta on nagu väga investeeritud teisse. Et hoia silma peal sellel Silveril. Mis tupsu sa teed? Sinine velo. Tahad või? Proovi. Sa ei tee tupsu enam ju. Oota, sa segasid mu jutule vahele. Ühesõnaga Baali, jah. Ühesõnaga parkisime ära ja siis sa ei tee tupsu. Ma proovin ära, see on mingi uus vaatamiskart. Ta ütles, et tal on nüüd see võõrutus. See on see custom made. Ma vaata kart. Kohe lähen sul rääkida. Nii Baali. Huumoriklubi. Mekka. Õpilasfirma Mekka teeb neid, kuigi tahab multifunktsionaalsed karbid. Mekka. Aga tegelikult oleks pidanud ütlema mingi teise, mul tegelikult meil on ühed uued sponsorid, aga teeme mingi järgmine episood. Et kahjuks see on nagu ülihea placement. Nii stressis oma sponsoritega. Kas tead, kui kallis on toa tuunimine tänapäeval? Aga te olite Baalil. Nii, ühesõnaga, siis me läksime turule ja siis olime seal natuke aega olnud ja siis ma ütlen Silverile, mingi politsei võttis kellegi rollu ja siis kõndis seal sellega ja siis ma ütlesin Silver, et kuna jubedad meie rollu moodi, et äkki on meie oma, on. Ja siis meil oli seal üks rätik peal, mille järgi me saime aru, et see on meie rollu. Ja siis Silver mingi, kurat, ongi meie oma ja siis jooksime järgi sellele politseinikule. Mis siis see ütles? No jah, rätik oli sellepärast peal, et siis ta lihtsalt nii kuum, vaata. Ja ma esialga vaatasin, ei ole meie roller. Persse on küll jah meie roller. Lähen selle venna juurde, siuke väike tüüp ka, ta oli tükk maad lükanud seda, mingi paar kilti või ülikaugelt lükkas ka seda veel. Ja siis ma ütlesin, et minu skuuter on, ütlesin, follow me.
siis läksin ta järgi, mõtlesin, kurat, et mis nüüd saama hakkab. Ja viis mind väiksesse ruumi, ta oli juba sõber oli seal koha peal, nii et mul läks ilmselt natuke kallimaks maksma. Ja siis ta hakkas mulle ette lugema, et nii, rikkusid reeglid, parkisid sinna, kui parkida ei tohtinud, et paluks juhiluba. Annan juhiloa. Ütles, et ei, sul on seda kõrvaldokumenti ka veel vaja vaata, mis Maanteeamet väljastab, et see välisjuhiluba. Mul oli see tegelikult olemas, aga ma ütlesin, et Patrice vahetas kotti ära ja see ei kotiga hotelli, et ma võin hotellist ära tuua. Ja tegelikult oligi. Ja siis ütles, et kaugel hotell on, ma ütlesin, et no ikka on minna, sest et sa suva, et usun sind, et lubad, et sõidu eest ei vääna sulle. Siis ta hakkas mulle rääkima, et nii, nüüd sul on 2 varianti, kas sa annad oma ID-kaardi hoiule, tuleb kohus, pead kohtusse minema, et ülipikk protsess ja sulle saadetakse pärast enam-vähem 1 dokument, ma ei tea, Eestisse tagasi ja no siuke hirmu jutt käis, on ja. Teine variant on, et viskad sulli. Mõtlesin, oi, ma ei kohtusse ei taha minna, et viskan sulli ära. Ja ma ei tea, palju see lõpuks maksma läks siis. Vales kohas parkimine. Eurodes oli äkki päris palju, kus mingi 50 eurodes. Okay. No, selles mõttes, et võiks arvata, et seal on suht odav, et viskad 10 eurot enam-vähem kohalikus rahas on juba hästi, aga eks ka inflatsioon on sinna jõudnud. Ja siis on alati, kui ameeriklased hakkad käima kuskil, siis odav turism lõpeb ära. Põhimõtteliselt küll, jah. Noh, seal Tulummis olid ka mingi meeletud hinnad tegelikult nagu. No mingid asjad on odav, mingi Mehhiko toit food truckist on ju nice on ju. Aga juba kui sa lähed kuhugi, kus saab kaardiga maksta, siis seal on kokteil on ikka selline suht Eesti... Seal kõhuviirust ei saa või? Tead, seal ongi jumala ohtlik see, et sa mõtled küll, et oled üli ettevaatlik ja jood mingi pudeli vett kogu aeg. Juba see, et sa võtad mingi margarita on ju, kus see jää tuleb on ju. Et kui see jää on ka mingi eelajaloolise külmutatud viirusega tegelikult lõpuks. Mul mingi korra hakkas paha, kus ma tellisin mingi Tai restoranis seal mingi margarita, nad ütlevad, et neil on mingi sinine vedelik või mingi veider selline, kuidagi hakkas nagu halb pärast. Kus see oli Singapuris või? Tulummis. Mehhikos. Jah. Aga meil oli Tais ühe korra, nii ma olen varem rääkinud seda, aga fuck it, see ei ole reegleid podcastis. Kus olime Hendrikuga, ta oli meie kunagine Comedy Estonia manager ja hea sõber. Siis olime Tais ja läksime jetskidega sõitma. Ja siis tahtsime nagu võidu teha ja läksime nagu sirgjoonele on ja siis tuli mingi suurem laine ja meie need jetskid läksid nagu üksteise vastu. Noh, neil on see alguses ka, täiesti valged pärljad jetskid, kus alguses näitab, et vaatad üle, et ei ole mitte mingit jälge, mitte midagi. No see ongi nende see skeem, on ju. Ma filmisin veel enne niimoodi üle. Ja tuleb filmida. Ja siis nad võtavad kõik su mingi see hotellituba, su tahavad kõik nagu, ja trahvid on seal ju, tuleb mingi 850 000 paati, mingi crazy, see on mingi 6-7 sotti, vaata, mingi või oli 85 000, no mingi meeletu. Ikka on, ja. Ja siis, kus terve aeg jetskiga sõidad nagu teades, et fuck, me kohe nagu randume, on ju. Ja siis ma tulin nagu esimesena, kohe lähen ja ma näen, mul on mingi väike jälg seal, on ju küll. Ja siis ma proovisin kohe seda good copy, on ju, et ma lähen, thank you, such a magic, viskan tippi seal tüüpidel, on ju. Ja siis Hendrik muidugi seal jetski edasi, vaata, fannib ringi, ma olen nagu, tule juba, nagu, et tuled, kohe tood, lähme nagu ära, on ju. Ja siis Hendrik midagi seal jäi nagu munema, on ju. Ja siis ma olen nagu, kuule, lähme. Ja siis hakkame kõndima, vaata. Ja siis tead, kus kuuled tagant seda, ei! Kus ta teeb nagu seda, vaata. Ja siis me oleme nagu, no collision. Ja ta näeb, what this? Collision on ju. No Hendrikul oli konkreetselt nagu mõra seal on ju. Ja siis see eestlaslik, vaata, see ära saa üle geen tuleb kohe sisse. Ütleme, no, it was here before, vaata. Ja siis what is this? Näitab selle mõra peale. Hendrik ütleb, water damage. Nagu jetski sai water damage, vaata. Ja siis mingist hetkest mul on lihtsalt see, et kus ma hakkan lihtsalt nagu, et 85 000 on see nagu nende nii-öelda see välja mõeldud nagu number on ju. No ma tean, nad ei vii seda jetskid kuradi kuhugi fucking Honda esindusse, vaata. Neil on oma mingi 1000 seda kere seal kuskil oma garaažis on ju. Ja siis, kus ma olen nagu 5000.
ja siis Hendrik on nagu, mida sa teed, mees? Nagu, noh, et tema tahab nagu fucking lõpuni välja minna selle. Ma olen nagu, 5,000. Ja siis tuleb see 10,000. Nii, nüüd me räägime, vaata. 5,000. Ma käisin trussasid kauplemas. 7,000. Ja siis lõpus saimegi selle 5 tonni peale, vaata. Ja noh, mõlema maksimegi siis mingi 50 €, vaata. Ja mulle mees, nad tulid niimoodi ka, et sina jäid sinna mingi pantvangi, vaata. Ja. Siis me oleme naisega mingi baari massaažis, vaata. Siis Hendrik tuleb, on mingi, kuule, teil on sulli veel või? Siis ma mingi väga äge, nüüd jääb õnnelik lõpp tegemata, küll. Ja siis kuradi hotelli seifi toome teile sulli. Siis läksime vaatasime, nii naljakas, see tüüp mingi jalutab seal mingi 30 meetri peal edasi tagasi rannal, mingi ülipinges, vaata ka, et mingi, et ma loodan, et Hendrik tuleb ja meil on seda raha. Ja. See oli ka naljakas, kus me seal Puketis kondisime mingi selles, noh, sealt mööda nendes massaažparlorites, kus on need paljaste kintsudega naised istuvad nagu selle äärekivi peal. Ja siis kõnnime mööda ja siis mingi naine nagu hõikab meile järele Estonia! Siis on see, kuradi jutt on liikvel. Jutud juba liiguvad siin, vaata. Et see oli, jah, see oli nagu väga nagu pull. Me käisime Silverile neid trussikuid ostmas ja siis kaupleb ja siis lõpuks avastasime, et raha ei ole. Ma mõtlesin, et mul oli nagu rohkem. Vaat seal kaob sul see raha taju ka ära, vaata, see on monopoli raha, vaata. Tegelikult see on suht kallis, nagu ei ole tegelikult nagu ta nii odav kui... Ta on kallimaks läinud, sest kui me olime, esialgu olime Tais, sealt lendasime edasi Baalile, siis Baalil on ainult alkohol kallis, näiteks tavalises poest osta 700 Jamesoni, mis te arvate, palju maksab eurodes? 30 €? 70. Et päris crazy ja, et käisime mingites restades söömas, on ja muidu jumala soodne ja võtab paar pokaali veini ka, siis pärast vaata mingi sott läheb ikka, vaata. Mis oli, et tegelikult toidud olid jumala soodsad, vaata ta pokaal veini oli nagu kallis. Et alkohol on seal kallis, aga majutus muidu Baalil on räigelt soodsam kui seal Puketil kuskil. Tai on üldse nii kalliks läinud, seal on nii palju venelasi ka. Aga seal ongi ju, jah, käisime mingi Michelini tärniga nagu restoranis, vaata, kohe sai laua ja mingi mitmekäiguline on ju ja mingi 30 € nagu, noh, üli odav tegelikult arvestades see on nagu fucking Michelin on ju. Ja... Oota, kus kohas? Mul ei tule nimi meelde. Me käisime siis, kui olime seal Hariga kunagi. See oli seal Bangkokis siis kuskil või? Jaa, Bangkokis oli see, jah. Ja käisin mingi MMA matši vaatamas. Need on kõvad seal? Ja. Need, kus ja või kõik need Tai kickboksi ja need. Ja me käisime ka vaatamas, seal vool läks ära. Siuke torm oli välja, sest terve saal oli pime mingi 10 minutit. See oli üks suur kultuurishokk, jah, kus sa näed, et nad nagu ei pea väga lugu heast juhtmetööst, vaata. Ja te ping-pong show'l ka käisite? Me käisime ka. Ülikõva oli. Meil on üldse, scam oli. Oli jah. Ostsin Patrice'il, vaat sa pead ostma seal midagi, et sa seal sees saad viibida, et tasuta sisse pääs, aga et jääda pead maksma nii-öelda joogi eest. Patrice võttis Coca-Cola. See oli mingi 30 €. See, et nad käivad iga... See oli vist mingi erinev menüü ka, vaata, et kui sa tuled nagu tänava pealt sind tuuaks, siis lükatakse sulle üks ette. Me tulimegi tänava. Nagu kui keegi vaata nagu hustleb sind sinna. Ja siis, kui sa nagu lihtsalt ise lähed, siis vist on teine. Aga ma ei tea, meil oli suht norm, nagu selles mõttes, et see show element oli ülikõva. Nad nagu, need ikka andekad naised. Minul oli kahju sellest mehest, kes mängis riistaga trummi. Saad aru, ilmselt tal on mitu show'd vaata päeva jooksul, on siuke keika vend tundus. Ja siis trumm oli juba siuke pealt kulunud ja peenis oli tumepunane vaata. Ja sellega tagus see trummi ja mis kõige kurvem oli, lõpuks käis kübaraga ringi, keegi talle rahaga ei andnud midagi vaatse vaata. Nagu me ei andnud. Me ei andnud, võtsid ära selle riistaga, et minu lähedale tule vaata. Ja siis sa pead mingit Viagrat võtma, et püsida ja siis lihtsalt kõva riistaga käid, küsid nagu see oli päris crazy ja igast hamstreid oli seal välja ja palju. Aga see oli skämm, tal oli mingi lühike Seelik oli, jah. Seelik oli hamster ronis välja, no kuule. Aga meil oli nagu linnuga Pihv. Et tal tuli nagu lind nagu ja näitas meile ka, et sulg vaata käis meid tussis. Loomakaitse oleks Eestis kohe. Ja siis tuligi lind välja, lendas ruumis, maandus õla peale selle naisele.
ja me olime nagu juba plaksutama, et uskumatu on ja tõuseme püsti ja siis ta võttis selle linnupalli tagasi. No tal ei olnud seelikut või? Ei, tal oli nagu mingi asi oli, aga ta nagu näitas, ta nagu näitas nagu kõigile igast hashtag nähtamatud loomad. Me jätsime kõik oma sularaha, mis meil kaasa oli. Me olime fuck it, see oli kõva. Siis läksime peale seda ära ka. Me olime nagu, et see ei saa paremaks minna. Ei saa, jah. Ja seal vaata mingi lasi neid kuradi, neid vaata asju. Pingsipalle. Ei, tussist lasi nagu seda mingit kuradi mürginoolt või midagi välja, vaata õhupalli pea kohal. Lõhki publikus. Väga haige. Ma ei teadnud, et nii palju andeid on. Jah, me käisime nüüd, kus me olime Hispaanias, siis seal oli siuke Chaplin, siuke klubi oli. Ja seal öösel olid sex show'd. Ja üks oli Star Warsi kostüümidega Segway peale seksimine. Ja see oli mingi lesbi show oli seal veel. See oli isegi ägedam kui see Tai show. Ta oli nagu jah, siuke füüsilisem. Jah, oli näha ka, et ta on harjutud. Hispaanias siis, jah? Hispaanias, jah. Benidormis. Huvitav, kas neil on ka oma mingi sex show nagu open mic'id, et pole päris paigas veel asi ja siis kuidagi lihtsalt mingi ülisurnud publik ka. Aga see on kõige naljakam, kui mingi see oli nii nagu, see sama asi, mis sa kirjeldasid, et selline antihuumor on ju, et ta on nagu naljakas ainult selles kontekstis, et nii perses on, et seal Austraalias Melbourne'is oli üks selline show, kus olid igasugused etteasted, mingi tuleneelejad, stand-up koomikud ja siis mingi tüüp tegi sellist nagu Jackassi type, nagu mingi see Pain Olympics sort of shit on ju, kus ta mingi paneb mingi bowlingupallid kõrvalestades trippuma, siis mingi keegi lööb nagu, et tal on telliskivi peas, lööb mingi haamriga telliskivi puruks on ju, aga see nagu, mis tegi selle nii nagu naljakaks ainult minu jaoks, oli see, et ülikülm publik oli. Kedagi võttinud. Kedagi võttinud. Sest see oli nagu full stand-up show, vaata. Ja nad olid nagu mingi ainukesed, kes tegid sellist asja seal õhtu. Et kui on mingi stand-up koomik, kui on surnud publik, siis sa proovid nagu energia natuke üles viia, on ju. Ja siis, kui sul on nagu see, et sa paned näo klaasikildudesse. Ja siis kõigepealt nad saad aru peksid klaasikilde. Ja siis ta paneb näo klaasikildudesse ja selleks, et nagu publiku kaasa saada, ta nagu paneb nagu eriti retsi seal, vaata. Ja ei ole see, et aplaus, vaata. Ja siis, kus ta oli pärast nagu päkkaris, nagu verd jookseb näost. Ja siis ma ütlen nagu, hey man, good set. Ja kus ta on lihtsalt nagu, this gets harder every time. Kas see on väga halb, kui ma selle lahti teen? Joo. Piss. Ja siis mina ju sattusin 2 korda haiglasse veel reisi jooksul. Mina ka sattusin. Sina sattusid 1 korra. Toidumürgitusega Patrice ostis mangot Tais, mis oli juba valmis lõigatud. Varem oleme ka mitu korda Tais käinud. Mina olen iga kord sattunud haiglasse. Ei, ma ostsin nagu esimest korda seda, mis on nagu juba lõigatud, et on kile all, et ei olnud nagu lihtsalt mango. Päikse käes seisnud. Päikse käes seisnud. Ma ei tea, mida ma mõtlesin, kui ma seda ostsin. Ja öösel maganan ja kuulen, et keegi sosistab Silver. Mina, Silver. Ja vaatan, Patrice on kuradi põranda peal pikali lihtsalt, oli minestanud. Ja siis võtsin passi, võtsin takso haiglasse, siis võeti ta seal kohe ette, siis ma nagu seletasin, et she fainted on ja siis pregnant. Mõtlesin, no, pregnant, something else. Ja siis tehti proovid, mitte midagi ei näitanud. Siis läksime foeesse, tagasi sinna haigla foeesse, siis Patrice oksendas põrandale, võeti uuesti sisse. On jah, toidumürgitus. Siis sai seal tilgad ära, läksime taksoga uuesti hotelli, panin Patrice'i magama, läksin ise hotelli vetsu, oksendasin 4 korda, läksin ise haiglasse mingi hommikul. Ja sain sama laksu. Salime mingi nädal aega antibiootikumide peal, 3 päeva olime lihtsalt voodis. See oli päris hirmus, vahepeal tuli toa teenindaja, nägi, et me tulime 2 tuppa, aga kumbki pole väljas käinud, tuba oli kott pime. Ta vahepeal vaatas üle ukse, et kas naine on elus, võib-olla vend on ära rappinud seal maas. Ja siis lõpuks saime terveks, läksime Baalile. Baalil olen restoranis, sööme, käin korra vetsus ära, hakkan lahuda jalutama, tunnen, et kohe kukun kokku, pilt hakkab ära minema. Istusin maha, mõtlesin, kuule Patrice, et perses, ma olen vist jälle saanud midagi.
ja siis läksin rollu selga, mõtlesin, et matsu ei pane, et poole pealt ei minesta, sõitsin haiglasse, võeti proovid, aga öeldi, et siin on teistsugused bakterid, et on vaja ka kakaproov võtta. Anti sinine kinnas, anti väike purk. Ja ma kuradi läksin vetsu, nii häda ka ei olnud, ja mõtlen, kuidas ma selle kuradi kindaga kätte saan. Mõtlesin, et ei, purk oli ühes käes, kinnas oli teises käes, ootan, punnitan, käsi alla, äkki tuleb. Ei tule. Ja siis ei tulnudki midagi. Ja siis mõtlesin, mis siis saab, ja ütlesin, et okei, võtta purki kinnast kaasa ja päeva jooksul, et kui tuleb, et siis toon purk ära, aga see peab olema fresh delivery, tund aega on aega, et kui sa oled purki sittun, peab see haiglasse jõudma, sest muidu on proov vana, ei saa võtta. No ja siis me sõitsime rolluga ringi, siis Patrice taga ma jälle, kuule nüüd vist tuleb, et tõmba määrda, lähen jälle restorani kinnas kätte, purk käes, ei tule, raisk uuesti rollu peale. Lõpuks närv oli jumala must, et tahaks oma proovi ära viia, teada saada, mis viga on. Läksime hotelli ära, panin 2 tupsu alla ja siis, nüüd tuleb. Ja siis käisin vetsus ära, ütlesin, Patrice, pane juba riidesse. Meil on tipptunni aeg, et vaja kiiresti haiglasse jõuda. Ja siis läksingi haiglasse, ütlesin fresh delivery, lõin purgi sinna ja pärast arst kirjutas WhatsApp, et on toidumürgitus, et hakka jälle antibiootikumi võtma. Et siuke story, jah. Aga story? Aga kas teil oli siis see, et mingi tagasi lend lükkus edasi või? Ei, see oli reisi alguses. Siis see on isegi lucky. See, kui sul on mingi Max Diarrhea lennukis. See on päris crazy, jah. Õnneks Bali oma oli veits nagu leebem, et Tais oli küll ikka mitu päeva olime toas ja ei püüsinud mitte midagi sees. Aga mul on ikka jopan, mul ei ole reisil niimoodi tekkinud. Rogeril tekkis seal... Oh my god, ma sain ka Taisi. Ma ei nagu ise ka loll, vaata. Ma kuidagi... No ma eeldas, et kui me nagu hotellis oleme, nagu Norma hotell oli, siis ma tellin õhtul seal, mõtlesin, vaata, mul oli nii kopp eest toidust, siis ma vaatasin lõhe või. Okei, võtan lõhe. Ja siis nagu pärast hakkad mõtlema ka, et siin ei ole nagu mitte kuskil kohta, kus lõhe ujuks isegi. Ja ahven. Siipäss ja mingid siuksed kala. Ja siis lihtsalt nagu, mul oli vist mingi 2 või 3 päeva oli päris halb olla. Ja. Aga ei no rets. Spicy toit tuleb süüa. Me sõimegi iga päev. Me sööme Eestis ka kogu aeg. Vaat see ongi see, et isegi mõtle, mis see väike asi on, mis võib anda selle toidumürgituse, et oled enda meelest tuli ettevaatlik ja siis kas või Mehhikos mingi pesed mandariine kraanikausis on ju, siis tegelikult võid sellest kraaniveest saada pisiku, kuigi sa just proovid olla hügieeniline, et tuleb nagu kuidagi... Lihtsalt sõrmi lakkuda ja rinke. Ma arvan, et Silver sai tupsust. Võib-olla küll ja sõitsid rolluga, vaata poole sõidavad, viskad alla, vaata. Ja sellest kuradi käärida. Ma arvan, et ma ei pruuki. Plus tegid mingid opioide ka seal, ma arvan, et sul ei oleks saanud. See ongi see, ma ei saanud toidumürgitust. Ma tean full mingi crazy asju ja siis Roger, kes on kõige nagu suurem esteet, selline hästi anaalne hügieeniga värgiga, vaata. Siis mina samal ajal, mul mingi antibiootsid, kuradi opioidid, fucking igasugu kuradi asjad ja fucking fresh ja sabaten. Oi, kuidas nad ikka narrisid mind siis, et ma nagu ainukesena sain. Ja. Käete, No keegi teine ei saanud siis või? Mitte keegi teine. Naine sai ju nagu, mida? Naine ju sul oli ka, ei olnud. Kas sa olid üksi seal lootasendil? Ja mul oli Roger on haige. Ja seda mul oli veel niimoodi, et ma mäletan öösel see esimene kett, kui tuli, ma nagu läksin vaata WC-sse ja siis ma tunnen, kus see nagu kohe tuleb ja mul on nagu see, et ma ei saa nagu kummardada, et poti kaant üles tõsta, vaata. Sest ma tunnen nagu lihtsalt, et no siis, ma ei hoia seda sees. Siis panin lihtsalt duši nurka. Saad aru? Ja lihtsalt nagu ketid sinna vaata öö läbi ja siis järgmine päev see koristaja, kes tuli, oh my god. Ta juba vaatas mind siukse näoga, et päriselt. See on crazy, jah. Ma jätsin koristajale teistsuguse kingituse. Mul oli kõik voodipesu, oli kookosõli täis. Aga... Okei. Ei, no see tüüp oli full hullu. Tal oli seda hotellis nagu toas uks pärani. Ja nagu mingi saad aru, kõnnime üks päev mööda. Ei, ma sain lihtsalt nagu massaaži. Ja saad aru niimoodi. See oli nagu massaaži. Ja, saad aru, ostis endale need tai boksipüksid, vaata. Ja siis meil oli täpselt niimoodi, meie tuba oli niimoodi, et me pidime jalutama nagu Tänni toast mingi hetk mööda, et nagu liftile minna, vaata. Siis jalutame sealt mööda ja siis vaatame, et Tänil on niimoodi, et nagu mingi Biff istub, vaata selle, tead see kakitool, vaata, mis on, vaata, igal pool hotellis. See üks mingi tugitool. Biff istub lihtsalt seal nagu niimoodi.
ja siis on niimoodi, et on läpakas ühendatud selle HDMI-ga telekaga, kus käib mingi Eesti rap mix. ja siis ta ja siis ta on lihtsalt nagu kõhuli voodis ja ainult need püksid nagu jalas ja nagu noh, non-verbaalne vaata. Huvitav häng. Nägu padja. Aga me tegime lihtsalt sitaks Gravity Bonge koos. ja ma tean, siis ta oli lihtsalt sõbranna. Aga ta oli Eesti pihv. Võrre suhtes. Ja siis kuidagi tegime ülipalju seal seda, noh, see on nagu need dispenserid, seal oli selline savu tüüp nagu turbodiisel. Turbodiiselit seal tegime oma gravitatsioonipongist ja olime nii läinud, et kuradi vahet pole, mis riigis me oleme. See oli nii naljakas. Rentisime auto, sõitsime saare peal ringi ja siis mingi hetk kuule, me peame nagu mu Biffiga peale võtma. Peame ta võtma, ta on kõrval linnas ja me peame ta peale võtma. Siis me mingi, küll no võtame siis peale ja siis istusime mingi 2,5 tundi ummikus. Nagu niimoodi, et nagu vahemaa ei ole nagu palju. Jaa, nii on jah. Aga lihtsalt nagu see ummik on nii rets. Rolluga ongi ainuke nagu mõistlik. Sa oled rolluga matsu ka pannud või? Ei ole. Meil oligi see, et üks poiss pani matsu meil nagu vihmaga ja siis me nagu lõime kõik põnnama, vaatame ja küll võtame auto. Eks ta on suht ohtlik selles mõttes, et ma mäletan, kui me Baalil sõitsime sinna pealinna veeparki läksime ja päeval oli jumal okei sõita kiirteed, värgid, särgid, seal on eraldi kiirtee, on rollukiirtee, on autokiirtee. Ma kogemata panin mööda, sõitsime mööda autokiirteed, see oli küll hirmus natuke, aga tagasi hakkasime minema, mingi 60 kilti oli vist ikkagi rolluga minna, päris pikk tee oli. Ja õhtul oli tipptund, kuradi 4-realised. Ma sõitsin rolluga nii, et küünarnukid olid vastu kere lihtsalt, et keegi küünarnukke maha ei sõidaks. Patrice on taga samamoodi. Perse oli nii kange. Vahepeal tegime peatusi, sirutasime. Et see oli küll, siis oli päris hirmus, pime oli ka. Ja siis on see, et meil oli veel see, et seal kuradi rendikiivril polnud seda kuradi visorit, vaata. Ja siis ostsime lihtsalt mingi suvaturult, vaata, need nagu sellised naistega, sellised suured päikseprillid, vaata. Aga see oli ka kohe, kui päike ära loos, on see, et ma ei näe munnigi nendega. Silveril lendas rolluga, sõitis telefon maha niimoodi, et me sõitsime ja siis näeme, et see nagu lendas selle asja küljest ja auto nagu maha. Tuli tagant kohe niimoodi, et auto alt käis telefon läbi nagu. Terveks jäi õnneks see, et see oli päris Jaanus Saks sinust. Neid oli mingis, see oli vist mingi see nädal Pärtelpojaga või midagi, kus oli Jaanus Saks, no tead küll ka, nagu celebrity hängid, vaata. Ja siis sõitsid kanuuga niimoodi, et Jaanusel oli tal kukkus jah telefon. Tal oli nagu see aer ja telefon nagu samas käes. Nagu full idioot. Ja siis kukub vett. Mul telefon kukkus vett. Ja siis on nagu intervjuud, vaata. Kristiina, issand jumal, kui telefoniga midagi juhtub, see on ikka nagu päev on kurikutud. Kuule, meil võiks ka tulla nädal AG-b. Võiks jah. See oleks päris hea küll tegelikult. Kui te oma kaarte õigesti mängid. Sul on huvitavam elu, mul on suht sükke tavaline tiks. Sa oled maakas ka. Ma olen maakas jah, mul ei ole nagu nii huvitavat. Ma hommikul ärkan kell 12:01. See on the best ikka. Ta ärkab nii hilja ja saab nii närvi. Mul meeldib tohutult mis küll sa ärkad tavaliselt? No, oleneb päevast mingi 9. Miks? Sest mul on nii palju teha. Ma ei jõua muidu asju tehtud. Mul on nagu palju teha, aga ma lükkan edasi. Mis sa tegeb? Okei, ärkad kell 9, mis need nagu? No kui ma pean kell 9 ärkama, siis... Nii juba lagune. No ma teen sotsiaalmeediat osadele brändidele. Okay. Siis mul on mingid tööasjad, siis mul on kool, ilmateade. Palun ära ütle gümnaasium. Reklaami ja suhtekorraldust. Reklaamsuht. Tavai, üljaga. Kus mingis agentuuris praktikal või koolis? Ei, ma ei ole praktikal. Tavai. Peaks minema, jah. Tavai. Väga cool. Olin ka, töötasin agentuuris vahepeal korraks. Aga ei, see on nagu the best ikka fucking kell 3 hommikul magama iga päev ja kell 10:30 esimene snuus. Snuusid lihtsalt, ma ütlen selle kohta snuusipuusi. Ja see, kui tuleb see väike snuusipuusi, siis tuleb mingi 14 snuusi järjest. Siis 11:30 vaata, hakkad üles. Mis hommikuks sööd teda valst? Võikusid, jah? Mina vanasti tellisin, aga nüüd... Hommikusööki kuna nüüd on naine. Kus sa tellisid hommikusööki isegi? Mul oli jah, vanasti oli päris nagu hull. Tellis 3 korda päevast. Jesus Christ.
Oota, Eesti meelelahutus liigub nii palju raha? Ei liigu. Ma mingi aeg vaatasin seda oma Bolti äpist, et palju ma taksode peale kulutan ja palju toidu peale. See oli päris kurb nagu mitu tonni kuus, siis oli küll nagu, et aigurat. Võiks sponsoriks hakata. Ei, ma ise arvutasin oma peas kogu aeg, et sa pead ju poodi minema, siis sa ostad sealt koju süüa, siis ma ei oska kunagi arvestada toiduga, pead ära viskama, kahju on toitu ära visata, et soodsam on tellida, ja tegelikult kui sa nagu minu rehkendus jõudis nagu sinna ja no lõpuks, kui ma nagu hakkasin sealt äpist neid numbreid vaatama, siis ma mõtlesin, et ei ole ikka, et mõistlikum on vist poes käia. Nüüd me käime poes. Me käime poes, jah. Ei, sest kui öeldakse, et toidukorv on nii kalliks läinud, nagu legit tatar, kaerapuder, mingi tegelikult hakkliha on isegi suht odav, köögiviljad. Me võissime just hakkliha, see maksis 5 eurot. Meil on mingi matsimokk. Ja see on see, ma ei suuda öelda, see Liivimaa liha või see. Ma mõtlesin, et on ka, aga ei olnud. Täitsa tavaline, 5 eurot 300 grammi. Nendega on mingi jama ja praegu, sest meil on ka niimoodi, ma olen nagu jälginud, vaata saad, kui sa võtad seda mingi e-Selverit või midagi, vaata, seal saab vahepeal nagu ostad palki, saad mingit soodukat, vaata. Ja siis neid Liivimaa, neid ootame. Ja nüüd on tükk aega. Ma ei teagi, ma pole päris mitu näedat hakkliha söönud. See oli veider, jah, siis Prismas käisime 300 grammi mingi tavaline Rakvere hakkliha, nagu veise hakkliha ja mingi viiekas. Mingi jama on, jah. Kas veised ei söö enam või palju, mis jama on. Aga vahepeal on mingi sigade katk või midagi, et nad tapetakse kõik maha. Mõjub veisetele kassi. Lähevad stressile. Kodune hakkliha on ju segu veisest ja mingi seast. Ei, kodused, jah. Aga minu see go-to, kurat, ma olen 6 aega järjest sama lunchi endale teinud. No mul on see hommikul, ma söön tatraputru. Võt, see on terve päev, mul ei ole kogu aeg isu. See on veel see huvitav tännidi, et ei, see, kus ta nagu vandus, et peale kella 4 ta sööb ainult 3 õuna. Kuradi hobuse dieet sul on. See oli mu see hobuse periood. Hommikuks oli kaerapuder siis, nüüd on tatrapuder. Bussipeatustesse kõik panevad sügisel neid karpidega neid õunu, siis ma alati sain sealt tasuta. No, see on hea mõte. Tänu naerab. Aga jah, on nagu tatrapuder, kus praen juurde mingi peekonitükid, vaata, panen sisse selline taadjupuder, selline mõnus. Ja siis, kui sa sööd tatrast, nagu, sa saad nagu nii palju mingit fiibrit, vaata, kaka mõnus tahke pärast. Ja ta paisub sul ka kõhus, ehk sul on see täiskõhu tunne suht terve päev. Ja siis ma viimasel ajal olen üli palju teinud seda, et kus ma ei viitsi hullult palju kokata, siis ma teen alati panen riisi keema ja täpselt see riisi keetmise aeg 15 minutit. Panen kaussi ühe saia viilu nagu vette likku, purustan ära, 250 grammi hakkliha, muna, mingi pool puljongi kuubikut, kuradi mingi hakkliha maitsaine, pipar, sool. Selle asemel, et öelda, et ta teeb kotletti. Mingid sibu ja siis lihtsalt nagu teengi kotlettideks ja 10 minutit on ju, 5 minutit ühelt poolt, 7 minutit teiselt poolt ja täpselt saangi õigeks ajaks nagu kõik asjad, türa, see on nii hea ja ma olengi söönud nagu ainult seda mingi, ma ei väsi ära ka sellest. Mul isa tegi koerale vanasti nii. See on väga koera vesi, vana sai läks sisse, pehmeks, vana hakkliha sisse, pehmeks, paar muna ka, mis enam ei kõlba koerale ette. Täpselt sama. Peaks ka putru hakkama tegelikult hommikuti sööma, siis mul nagu läheb kõik kiiresti tühjaks. Seda küll, jah. Mingil koomikul, see oli vist Shane Gillis ja Matt McClusker, vaata, kus nad nagu rääkisid, et iga meal, mis sa sööd, ei pea olema delicious. Ma saan aru, et kui iga meal, mis sa sööd, on nagu mingi frititud asi, vaata, et mingi oh my god, see on nii hea breakfast. No breakfast võib ka olla selline hapu näoga, see tatart on ju, aga samas sul on nagu üli hea olla pärast. Aga sa võid selle ilusamaks ka teha ju. Ei, mingi mune, avokaadot, väikse pudru juurde. Et need väiksed peekonitükid iga kahvli sees, ampsu sees, nagu täiega katavad ära selle nõukogude aja maitse. Sa magusad putru ei söös ju? Varem ma sõin, mõtlesin, ma olen ülitervislik, et ma panen mingi kaeraputru sisse, valan mingi sitaks suhkrut, vaata, ja siis see ongi... Sa tegid veel neid pakke ka, vaata? Ja ma tegin neid pakke ka. Need, kus juba on suhkur sees. See on ka mingi, tegelikult see on veits selline rämps, et lihtsalt fucking kuradi maamehe tatar. Oot, sa sööd siis 2 korda päevas, sa sööd hommikul tatraputru ja siis kotlette. Ma sööngi tatrapuder, kotletid riisiga ja siis
eks ikka tuleb mingi väike, ma joon õhtul kummeliteed, vaat mõnus selline rahustav. Põletikuvastane. Ja, et joon kummeliteed ja mingi... Legit helistan talle mõnikord lõunal ja siis tuleb see taga, on kuulda see, kus ta emps ütleb, Daniel, seapraad on valmis. No see ei ole iga kord, ta ei jõua alati teha, kuigi ma käin nagu peale küll, et ta võiks nagu kettida oma shit together. Õhtuks väike tšai. Patrice'il on üldse niimoodi, et tellime maugusad pannkoogid talle, ma endale võtan soolased, siis ta võtab mu hapukoore ja paneb maugusate pannkookide peale. Mis see imelik on, ma ei saa aru. See on tegelikult suht hea küll ja muusika. Mina ei ole kunagi kuulnud, et keegi niimoodi. Ei, sool ja suhkur tegelikult nad tasakaalustavad üksteist. No sool on lihtsalt maitse tugevdaja. Sool on maitse tugevdaja, aga see on midagi, et sool pidi seda happesust ka alla viima kuidagi, et kui see nagu, et mingid asjad on soolane ja magus koos sobivad üli hästi. Soolakaramell. Või kui sa Mäkist võtad friikad ja keerisjäätis ja seda ma küll ei ole teinud. Tipina seda. See on suht hea. See kõlaks küll sinu moodi asi, sest mina esialgu hakkasin naerma nagu sinu üle, et ma mõtlesin sa ajasid hapukoore kondentspiima segamine, et panid oma maugusate pannkookide peale, ma ei nagu, mis sa naerad, et see ei ole kondentspiim. Kuule, pannakad, mustikamaos ja hapukoore. Jaa, see on täiega hea. Shit, proovi päriselt. Mis kuradi maamees sa oled? Ma ei tea, jah. Hapukoor käib iga toidu peale. Sest hapukoor lisab sellise nagu kerge nagu sellise kooresuse obviously. Ja ta on nagu, ta on nagu ülihea, vaat sest lihtsalt moosiga on liiga magus, aga see hapukoor kuidagi tasakaalustab seda üli hästi. Näed, ma ei ole imelik. Ei, jah, ei ole imelik. Ta ei ole üldse, sina oled mesi ja pähklid. Jah. Kas te ikka sobite nii hästi? No siin on jah mõned, ka erinevused rikastavadki ja tõsi. Ja eks me õpimegi üksteised huvitavaid asju. Mõtle, tuleb hapukoore pärast vana hea tülitiivani ring pärast. Jälle piinatiivani. Me ei ole ka ammu tülid seal, nii et... Ei ole jah. Täna äkki jõuab midagi teha. Aga millised tülid teil on? Kas sellised autisti ja eestlase üliargumenteeritud tasase häälega tülid? Või siis venelaste taldrikud lendavad ja keegi saab nuga. Nii meil ei ole. Ei ole, pigem on sellised argumenteeritud. Sina argumenteerid. Mina argumenteerin ja sina üritad üle argumenteerida ja siis mina leian, et minu argumendid on nagu tugevamad. Ei, alati on see, et tema arvab, et tal on nagu kõiges õigus. Nagu kõiges. Vahepeal me eksin. Aga mis on näiteks teil see tüliõun olnud, mis on praeguseks ära lahenenud? Või siis homsesse lükatud. Meil on mingid mõttetud, näiteks mina tean mingit fakti, et see on kindlasti niimoodi, ja siis me hakkame selle fakti millal teine maailmasõda algas? Ei, mis meil viimane tüli oli? Ma ei mäleta, kurat, mis see võis olla. Ilmselt mingi mõttetu asi. Vahepeal oli see, et kui me ei elanud koos, siis nagu ma tahtsin kogu aeg teha midagi. Siis Silver oli nagu mingi et teeme mingi see kell, aga siis ta nagu veits lasi mu üle või oli nagu mingi, et nagu mingi teine kell ikkagi tuli või siis me hakkasime selle üle vaidlema. Et nagu me leppisime kokku ühe kella aga siis lõpuks see nagu nihkus edasi ja siis ma olin kuri selle peale, et see nihkus edasi ja siis ma ütlesin, et aga me niigi näeme nii vähe. Ja siin on tegelikult, miks see niimoodi on? See on naiste ja meeste iseärsused. See on sellepärast, et vaata, kui nagu mina poistega midagi teen, me laseme asjadel juhtuda, asjadel kulgeda. Naistele meeldib, et asjad oleks nagu enam-vähem kella järgi. Mul peab olema kalendris kirjas, et me saame see kell kokku. Me läheme poistega ratastega sõitma, vaatame, ossa raisk, ülikõva mõte, võiks sinna ujuma minna näiteks vahepeal. Et kütame veel 20 kilti edasi ja vaatame, mis seal karjääris on, et seal on maha jäetud maja, lähme sisse. Et noh, vaata siis tekivad nagu aeg on küll. Kui sul on mingi ärikoosolek või eraüritus, kas sa oled ka, ma lihtsalt lasen juhtuda, kui tekib see vibe, vaata. Siin kohal ma olen jälle Beatrice'iga nõus, et ma olen hästi vibe pealt. Üksteise aega peab austama. Temal oleks ka mõnus, kui asjad lihtsalt juhtuksid, vaata. Aga vaata, mida vanemaks me saame, seda raskem on leida seda vaba aega, et tegelikult, kas ma vaikselt niimoodi löön kiilud. Et lihtsalt, kui sul on vaja kedagi, kes nagu sõpra, kes päriselt kuulab, mitte lihtsalt ei auruta oma päikseprille. Et
et siis lihtsalt mina olen nagu ülihea sõber. Tead see üks sõber, kes on nagu topeltagendina. Igal Biffil on see, et kohe, kui ta läheb oma pikaajalisest suhtest lahku, siis need sleeper agentid ma olen iga kell sinu jaoks. Ma olen alati ütlen, see tüüp on värdjas. Ma olen alati, see tüüp on värdjas. Ma olen tegelikult, kui aus olla, sa oled alati mulle meeldinud. Tekib see. Aga see on naisena tegelikult ülirõve. Ja kui on gei sõber, siis ütleb, ma ei ole tegelikult kunagi gei olnud. Ta ütleb niimoodi, et ma ei ole kunagi niimoodi naise vastu tundnud. Ma sinu vastu tunnen. See Marko Tasase play, vaata. Et tegelikult. See võib olla küll. Selline nagu kuradi KGB agent juures on ju. Aga see on nagu tegelikult üli slaimi asi, mida teha, kui sa viid mingit naist sellele rännakule, vaata, et me oleme nagu sõbrad, vaata. Ja siis kohe, kui tekib nagu võimalus, siis on nagu see, et kohe üritad nagu hakata nagu sebima, siis see nagu lööb naisel ka nagu lühisesse. Mis just juhtus? Et nagu ei, sa hakkad kahtlema enda võimes inimestele nagu hinnangut anda, vaata. Et ma päriselt olengi nii loll, et ma ei saanud aru, et see tüüp mängib mingit pikka mängu sinna, on ju. Kui me tuttavaks saime, siis Silver ütles ka, et see meeldisid mulle juba ammu. No, ütlesin, oli küll niimoodi. Kuule, muidugi kell on 5:30 juba. Peame sauna minema. We got you. Miks see täpselt selle Heldeke see suga leil käib. Muust rääkima. Ei, ma lihtsalt vaatasin, et aeg lendab siin. Oli küll niimoodi. Tutvusime Võrus ja siis... Tutvusite Võrus. Jah, tulin ühest pulmast just esinemast, kus mu sõber hakkas pruuti ära meelitama. Ja asi läks nii kaugel, et me pidime seda pulmast põgenema. Ja mul oli Club Tartus live. Ja siis Silver ütles, et tulen läbi. Nii cool, oledki nagu cool ka alati. Tulen läbi, lasen juhtuda. Aga kas sa nagu vahest nagu väsid ka sellest cool olemisest, vaata? Vahest küll, jaa. Et vahest sa tahad ju vaata olla see nunnupall ja nagu... Kas ta on kunagi su ees nutnud? Muidugi. Pussi? Võib-olla. Mis mina ei nutaks kui... No mitte väga. Ma olen tõesti niimoodi keeran seljal, ikka on pea padja sisse ja siis nutan kõva häälega. Mehena sa pead nagu planeerima need täpsed hetked, kus sa nagu poetad salaja. Ma teed on kellaaja järgi, vaata. Vaat seda sa teed kellaaja järgi üli hästi. Ülejäänud lased kulgeda. Ma tulen, lähme. Kohe niimoodi. Te ei ole naise ees nutnud või? Muidugi olen, ma nutsin nüüd, vaatasime mingit kuradi seriaali, mine munni. Tead, kui oled lihtsalt diivani peal, päike paistab välja, sa oled mingi küll, vaatame, siis paneme mingi ühe episoodi peale ja siis järgmine hetk ja mingi pisarad voolavad, siis ma olen mingi okei, ma tahtsin relaxida. Nutan mingi homoabielu üle siin. Täiesti haige oli, aga nii ilusti oli tehtud, ma ei tea. Mul on mingi veider, ma ei tea, mis see on, kas see on nii nagu... mingi pähe taotud see kuradi Ida-Euroopas kuna ma olen Jõhvist pärit, vaata, et selline nagu, et kuidagi mehena, eks ma ikka olen nagu nutnud, on ju, nii et vähe ei ole, aga ma nagu nutan ka kuidagi niimoodi stoiliselt, et mu nagu nägu ei liigu üldse, lihtsalt nagu pisarad voolavad, vaata. Et aga tegelikult tahaks küll nagu rohkem nutta, see on jumala tervislik, ma ei arva üldse, et pane sibulad ka sinna kotleti sisse. Sinusugused piripiigad on nagu pederastid, ma ei ütle nagu üldse seda, aga lihtsalt ma ise ei suuda olla, vaata see, naisel on ikka vaja nagu seda kindlust, on ju. Hull vendis. Ma olen bitti, ma olen võetud mees. Küll, aga tõmbame otsad kokku. Ja nüüd on aeg. Meil on siin vist juba aeg, muidu keegi viitsi lõpuni vaadata. Silver on nagu mingi... Et aitäh, et tulite meie tänasesse päikesejänkude saatesse. Alati tuleme uuesti ja eks me Rogeriga lähme sauna. Ja väga mõnusalt, ladusalt niimoodi läks see jutt meil. Ja teinekord tahate oma tuurile mingit reklaami teha, et olete ikka oodatud meie siia stuudiosse. Davai. On teil midagi plugida? Kuulake uut trekki ja... Paraspaar. Aga teil tuli just välja mingi album? Video tuli, jah. Ei ole näinud või? Paraspaar. Ma midagi praegu telos tegin nagu background checki, siis Google'des tuli Paraspaar. Suhteliselt haige lugu, jah. Äge video, jah. Kuulake üle, jah. Davai.
Okei, tšekkime kindlasti üle ja paneme suvetuuri playlisti. Ja täname ka siinkohal siis oma tänaseid sponsoreid, Piss ja teine jook. Garage ja üks tupsufirma, mille mul ei tule meelde. Kes veel ei maksa. Fuck, mingi nähv oli vist. Mahv. Vaata, oli mingi kuradi... Mekka. Nähvi sponsorid meil. Ei on Mekka või? Mekka vist oli. Moka. Saab teises episoodis. Jah, saab teises episoodis. Mekka. Mahv, jah. Et followge siis Mahvi Instagramis. Mahv, Majestic and Fearless. Minu tupsukarbis on ka Mahvi tupsud. See velojutt oli enne nali. Ja AG-le meeldis ka väga Mahv. Pani ta riiläpsima. Aitäh! Nüüd ma saan nagu küsida nüüd raha. Saadan arve. Ja saadavad ära. Me paneme siis oma arve meili või? Panete oma, jah, selle pange enda arve meile meili ja siis ma riputan selle Raekoja platsil Kuuse otsa. Äkki keegi siis saab teie soove ka lugeda. Aga väga tore oli ja jooge garaaži, tehke nikku ja maa tuleb täita lastega. Või Aamen. siis alaselg millegagi vähemalt. Tai. Õnne, tervist, jõudu. Diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan